me saame eilsest Da Vincist rääkida. Oho. Ma isegi ei tea, mis see on. Ma mõtlesin kohe, et mina sain kala, jalajälje ja siuke sad face. Et mõte ongi see, et noored tahaksid olla nagu kalavees, leida oma koht, eks ju. Siis hakkavad nagu liikuma. Aga tihti peale see, kuhu nad jõuavad, ei ole see, kuhu nad tahavad jõuda. Tahaks aru saada, miks ja kuidas saaks neid aidata. No mina sain russaka, ma ei teagi. Põrnika. Tegelikult see seostub väga hästi tegelikult noortega, kuna mul on endal peagi 18-aastaseks saava tütarlaps, siis tema on hea meelega pimedas toas ja tööturuga nii palju siis ei taha kokku puutuda, et pigem peidab ennast kuskil ära. Puu, ma arvan, seostub ka tegelikult väga hästi üldse kogu selle karjääri ja kasvuga samuti. Et ma arvan, puu ongi üks kasvuelement ja nool võiks tähendada seda, et selle podcasti lõpus võiksime mingi tabamusega saada, et võib-olla keegi saab tööle. Tere tulemast karjäärikäänakutesse. Mina olen Kristjan ja räägin inimestega, kelle karjääritee on täis huvitavaid käänakuid. Kõigepealt üleskutse, kui sul või mõnel heal tuttaval on huvitav lugu käänakuid täis karjäärist, palun kirjuta mulle kristjan@karmo.ee. Käänakud. Ja täna ei ole mul külas kedagi, kes räägiks oma karjäärist. Või natukene on ka, aga see pole tänane teema. Täna me räägime hoopiski kandideerimisest, kuna see on meie 60. osa ja süke kandideerimise eri. Seega tere tulemast, Jaanika ja Martin. Tervist. Tere. Kust me pihta hakkame? Kust peaks üldse kandideerimisel mõte jooksma minema? Võib-olla isegi alustuseks ütleks seda, et kui see mõte alguse sai, oligi see, et mina nägin oma juhi rollis noori, kes ei teadnud mida küsida või kuidas valida. Ja siis suvel tekkis siuke mõte, et aga annaks noortele natukene küsimusi kätte, kuidas nad saaksid seda teekonda endale selgemaks ja teha seetõttu ka paremaid valikuid, mis toetaks nende karjääri. Ja minu arust kõige lihtsam koht, kus alustada tegelikult ongi kodu. Et nüüd vahet ei ole, kas sa oled gümnaasiumi lõpetanud või sa oled juba ülikooli lõpetanud, et alustaks kogu seda mõttekäiku kodust, kus sul on vanemad, siis sul on perekond laiem, sugulased tuttavad, kes ilmselt kuskil hetkel töötavad kas täna või on töötanud, et hakkaks sealt pihta. Ja mida me nendega teeme? Ma ise mõtlesin, et kui mina olin väike, siis mina jälgisin oma isa hästi tihti. Kui tema käis tööl, ma küsisin, miks ta midagi teeb, kus ta käib, kus ta õppis seda, mida ta teeb. Ja siis, kui mina selle mõttekäiguga nagu edasi läksin, siis et kui sul endal võib-olla enda seltskond või enda sõbrad ja tuttavad ei käi veel tööl, siis sul pere on ilmselt need esimesed inimesed, keda sa oled näinud, kes on töötanud, sa oled näinud, et nad millalgi hommikul lähevad, millalgi õhtul tulevad. Et alustadagi nendest, kes on sulle lähedal ja küsida, et mis sa tööl teed või miks sa seda tööd teed, mis sa teed, mis sul töö juures meeldib, kuidas sa jõudsid üldse sinna, et seda tööd tegema hakata, kuidas sina oma esimest töökohta valisid. Et tehagi algus tegelikult küsimustega, et suurendada mõistmist, kuna sul endal võib-olla seda töökogemust nii palju pole. Kuna ma saan siit suurepäraseid küsimusi järgmistele karjäärikäänakute külalistele, et esimese töökoha puhul, et kust see mõte üldse tuli, et kusjuures tegelikult päris mitu külalist on rääkinud sellest, et ongi, et kodune mingisugune siuke töökasvatus alguses, et ma ei tea, esimesed tööd, mille eest raha maksti, oli see, et pidi peenraid rohima kuskil ja siis ema-isa andsid selle eest mingisuguse kopika, on ju. Et see nagu kasvatab, aga just, et seda huvi tunda, et miks ja kuidas ja kuhu. No ma siinpool võib-olla täiendan, et kodust saab kõik alguse küll ja seda ma näen ise ka hästi palju, et noored tegelikult ei tea mitte ainult millega nende ema-isa tegelevad, rääkimata sellest, et võib-olla kellegi vanaema oli pagar ja nii edasi, on ju. Nad tegelikult ei tea ka, millega nende sõprade vanemad tegelevad, et see annaks ka tegelikult sisendit
nii palju, kui ma olen ise koolides käinud ka rääkimas ja küsinud, siis ühe klassi näite pealt ma võiks öelda, et meil tuleb mõni hambaarst tööturule ja ülejäänud kõik on ettevõtjad, et nad ei tea tegelikult, mis ametid on olemas tihtilugu ja see kodune informatsioon annaks tegelikult aluse sellele, et ma tahan proovida seda või teist või kolmandat. Ja mina alustasin ka nagu ikka kõike, maasikaid korjanud on ju, kes meist ei ole on ju. Ma ei tea, Kristjan, maasikaid ei ole. Ainult koduaias. No koduaias, et nii lammutust, et ma ei olekski saanud teada, mida ma tahan teha, et ja minul võib-olla nagu oli kokkupuudet rohkem sellega, et. Ja siit võib-olla isegi nagu üleskutsega tegelikult vanematele, et viige juba noorelt, võtke lapsed kaasa tööle, näidake neile, mis see on ja pakkuge seletust. Et küsimusi tekib juurde, kui sa räägid sellest, millega sa tegeled. Miks sa seda teed? Ma mäletan, mul poiss kogu aeg küsis, miks inimesed muga töö juures kogu aeg rääkimas käivad. Minu roll on natuke olla peegeldaja, aidata selgitada, võib-olla mingi informatsiooni jagada. Ja siis nende jaoks oli see huvitav, et olgugi nemad on väga noored, mul on poiss on 7, tütar on kohe 9. Kuid et see kõik tegelikult kujundab seda, et sa hiljem julged neid küsida, et kuigi ma usun, et noortel on vaja täna küsimusi, siis miks mitte ka vanemad ise võtta seda initsiatiivi, et samamoodi nagu Jaanika jagas, et kui ta käis koolis õpetamas, siis ma ka ikka utsitan. Ma ütlesin, kas te teate, millega teil vanemad tegelevad, et mida nad sellega saavutada soovivad, et minge koju küsima. Me eile just Kristjaniga tegime Martiniga tegime toreda lõuna, loodan, et Kristjaniga ka tulevikus ja küsisin ka Martini käest, et kas sinu lapsed teavad, millega sa tegeled ja Martinil oli väga hea näide, kuidas ta seletab, sest IT on nii lai on ju, et Martin võib-olla sa ise räägid ka, et eile nii vahvalt seletasid ja noorele lapsel on kindlasti keeruline ka. Tütrele seletasin väga palju selles, et need asjad, mida ta näeb, millega ta kas või mängib, et tegelikult on IT seal taga, mis selle tööle paneb. Et sul peab olema kuskil see sees, näiteks koduarvutiga seletada ka, et kui ta paneb arvuti tööle, kuskil pidid need jupid tulema, selleks, et see üldse tööle saaks minna, siis keegi pidi ehitama selle süsteemi, koodi kokku panema, kompileerima ja siis see töötaks niimoodi, et sa saad mängida kõik need tegevused, mis sa teed. Ja töö juures oli, kuna IT poole peal mul on nagu see juhtimise pool ka, et siis ma seletasin väga palju tööd inimestega. Mis see tegelikult tähendab, et mis rollid mul võivad eksisteerida ja mis see just lapse sõnades tähendab, mitte täiskasvanu. See on ime hea näide minu meelest, kuidas noorel inimesel seletada oma töörolli vanemal. Kusjuures mul teistpidi tuli nagu see meelde, et kunagi, et mu abikaasa finantsanalüütik, et mis see töö siis nagu on, mida see tähendab, et meil toona veel lapsi ei olnud, praegu on laps veel natukene väike, et talle seda seletama hakata, aga et kuidas sa seda näiteks oma vanaemale seletad kas või, mis see finantsanalüütik siis on, on ju. Minu vanaemal oleks võib-olla lihtsam olnud, ta oli peaökonomist. Annab eelise, on ju, aga jah, et kuidas sa mingile võõrale vanaemale seda seletad, jälle tegelikult sa pead seda lihtsustama mingitesse sellistesse sõnadesse, mis ei ole eriala spetsiifilised, eks ju. See on tegelikult väga hea point, sest et hästi paljud noored tegelevad ju täna sisuturundusega. Ja siis ma olen ka kuulnud seda, kus vanem või vanaema siis ütleb, et see tähendab ju seda, et sa oled töötu. Et tegelikult see nii ei ole, aga ongi see, et see lihtsusta, seleta võib-olla võtta kaasa näita on ja, et väikesele lapsele saab ka matemaatikat võib-olla õpetada analüütiliselt, et läbi mängu. Kusjuures seda ma mingisuguses TED Talkis kunagi räägiti, et üldse matemaatika õpetamisse läheme nüüd sisse, aga et neid igasuguseid tuletisi ja selliseid asju, et kui sa õpetad seda niimoodi kuiva teooriana, siis seda ongi väga raske õppida, aga kui sa teed selle kuidagi visuaalselt demonstreerid, et see on puutu ja ta käib siin mööda seda graafikut kaasas, hoopis teine asi, Aga tuleme nüüd tagasi selle juurde, kuidas ikkagi kodu suunab meid karjäärivalikutes. Ja, kui ma veel ise mõtlesin, et kui ma peaksin homme oma lastele kuidagi selgust pakkuma sellega on, et sul on onud, tädid, inimesed, kes on ümber ringi ja perekond suures osas on selline turvalisem koht, kus nagu alustada, et hakategi lihtsalt küsima, et mis sa teed?
miks sa seda teed, kas sul meeldib see, mis sa teed ja miks sulle meeldib see, mis sa teed. Et saada natukene rohkem aru, et mida erinevad inimesed väärtustavad. Sest noh, kui me jõuame kaugemale selle teemaga, siis need on ka olulised küsimused, et tihtipeale see lihtne peegeldus annab lihtsalt mõistmist juurde. Ehk me õpetame endale selle käigus, et ahah, selline asi on tema jaoks tähtis, kas on ka minu jaoks tähtis. Et siin ei ole ühtegi valemit ega kindlat viisi, kuidas on nagu õige tee defineerida, et see on kindlasti, kuidas sa peaksid tegema. Ja ma sellesse ei usu, et ma pigem usun, et mida rohkem küsida, seda rohkem selgust sa endale suudad luua. Ja kodu, ma väidan, on ikkagi siukse turvalisem koht valdavalt, kus sa saaksid alustada ja ütleme, need riskid ei ole ka nii suured. Kuidas see on, et millal tuleks siis laps tööle kaasa võtta ja hakata seda maailma talle tutvustama? Mis see vanus oli, kus lapsed kõige rohkem miks küsimusi küsivad? Minu omad ei ole lõpetanudki. Väga hea, ma arvan, et see on hea, kui seda ei lõpeta. Aga mina mäletan, mina juba 3-selt tegelikult tõin tööle. Et juba siis, kui ta verbaliseeris erinevaid küsimusi mõtted, et siis oligi, et ta tahtis väga palju infot saada ja siis ma hakkasin tooma. Kusjuures tegelikult täiesti sinna alguse juurde tagasi tulles, kus sa ütlesid, et noored kandideerivad küll, aga ei oska ise küsimusi küsida. Ja noh, ma pean ütlema, et ka minu jaoks värbamisel ikkagi kõige rohkem paistavad silma alati need kandidaadid, kes küsivad õigeid küsimusi või noh, kui sellised asjalikke küsimusi, mis päriselt neile olulised on. Ja see küsimuste küsimise oskus on päris mitmes rollis ka väga oluline, et seda saab kodus treenida. No, lisaks küsimustele see kasvatab enesekindlust, et sul tekib infot juurde, julgust juurde ja noh, ma tean, et see minu kindlasti üks kiiks on see, et ma märkan julgeid rohkem. Ja see tähendab, ma alati tingimata valin neid, aga see julgus, et ma ei karda eksida, ma proovin, vaatame, mis saab, et see enesekindlus ju kasvabki selle läbi kogemuse. Ja miks kodus seda alustada ongi see, et sul ikkagi on see koht, kus on turvaline, sa saad proovida, katsetada, mängida. Ja see, et kui sa kas gümnaasiumi lõpetajat lähed tööd otsima või ülikooli lõpetajat lähed tööd otsima, sul on lihtsalt seda julgust on nagu kasvanud ajas juurde. Siinkohal on ka tegelikult oluline see, et introvertsed inimesed ei paistagi töövestlusel esmapilgul nii hästi silma. Tal tegelikult võib olla sisu rohkem, ta on tõenäoliselt analüütilisem ja nagu läheb võib-olla isegi rohkem süvitsi ja tal ongi tegelikult võib-olla vähem küsimusi, sest et on teinud parema eeltöö. Aga see küsimuste harjutamine on ikkagi nagu oluline, et iseenda müümisel või iseenda selgitamisel ka töövestlusel, kes sa oled, miks see võiks mulle sobida ja kas see võiks mulle sobida, see juba sealt tuleb tegelikult, et introvertne saaks ka oma kestast välja tulla. Ja noh, ka see on ka nagu värbaja poolel oluline, et anda seda ruumi küsimuste küsimiseks, et noh, see võib-olla kõige lihtsam asi, mis sa saad teha, on see, et võttagi korraks, et on sul meile vahepeal küsimusi. No ja siis muidugi kõige sagedamini, mis ma vastuseks kuulan, on hetkel ei ole. See on nüüd uus huvitav asi, et kui värbaja tegelikult tahab mingit lisainfot või täiendust, siis on siuke võimalus teha siuke psühholoogiline 3 sekundit pausi, kus tekib õrn piinlik moment ja kandidaat räägib selle hetke lisa juurde. See tegelikult töötab meil pereelus ja igasugustel ülekuulamistel võiks ka töötada, aga see tegelikult töötab ka värbamisel töövestlustel ka, et inimene saab rääkida lisaks. See on päris huvitav, üks sakslane kunagi rääkis prantslaste nagu sellisest rahvuskultuurilisest eripärast, et kui sul on prantslastega läbirääkimine, hoia 10 sekundit pausi. Nad lubavad sulle kõik kokku, sest et nad lähevad paanikasse selle ajaga juba. Aga jah, et anna seda õhku ja ruumi, kusjuures jälle mingisugusest uuringust kunagi lugesin, et Põhjamaa inimestel pidi olema 10 sekundit see aeg, kus ta mõtleb küsimuse välja, kogub julgust, et see välja öelda ja siis võib-olla jõuab selle väljaütlemiseni ka, et see 10 sekundit tundub ikka jõhkralt pikk paus. No väga palju jah, see juba võib-olla tegelikult hakkab tekitama tunda, et see inimene on kas üle närveerinud ennast, et ta võib ise lasta nii oma töövestluse võib-olla nagu mitte kõige paremas kätes nagu minna. Jah. Ja tegelikult võib-olla mis soovituse võiksid anda ükskõik kellele kandideerijale on ka see, et pane küsimused kirja enne.
aga ka vestluse käigus olla, et hoia mingisugust kohta, kus sa saad võib-olla märkmeid teha, et ma ei tea, paranda mind Martin, kui ma eksin, aga minu meelest inimesed valmistuvad töövestlusteks ette ja nad on harjunud nende 10-15 aastat tagasi küsimustega. Nad on pähe kulunud, et kus sa näed end 5 aasta pärast? Mina alati mõtlen, et kui inimene vastab sellele küsimusele, et ta näeb selles samas ettevõttes ennast, siis tegemist ei ole inimesega, kes areneda tahab. Ja ma arvan, et see aeg, kus me anname 3 tilka verd töölepinguga kaasa, on tegelikult läbi juba. Et need küsimused, milleks me valmistasime või me võib-olla vanemad valmistavad meid kodus selliseks tüüpküsimusteks, nad tegelikult enam ei tööta. Ja see minu meelest ei jäta tegelikult head mulje, et kui sa oled ette harjutanud mingeid küsimusi, mis on ammu kulunud, enam ei resoneeru tööpakkumistega ja inimeste ootused, uus põlvkond tuleb ja täiesti uute ootustega turule täna, on ju. Selle kohta oli minu meelest üks hea lugu oli see, et kuidas põlvkonnad ja nende töökeskkond on muutunud, et kui me räägime 1800-1900 algus, siis me räägime ellujäämispõlvkonnas põhimõtteliselt, et nad tegid ükskõik mis tööd, ükskõik millistes tingimustes ja rahulsused, kui nad midagi said. Järgmine siuke hüpe tuli siis see, kes tahtis mingit elukvaliteeti. Nad tahtsid asju peaasjalikult, et et siis tulid need suvilajutud või ägedam auto ja kõik muu. Kuid täna, vähemalt kirjanduslikult on tugi ka sellel olemas, tänane põlvkond tahab juba sükest tasakaalu ja elukvaliteeti, mis ei ole enam asjad, mis on nagu tunded, kogemused ja kõik muu. Et selles mõttes ma arvan, et on tõesti küsimused on muutunud, kuid see ikkagi varieerub ettevõttest ettevõttesse, et mida küpsem on ettevõtte, seda ma arvan selles mõttes asjalik on küll hinnang, aga seda kaasaegsemad on need küsimused, mis küsitakse kandidaatide käest. Aga samas ka kandidaadi enda küsimused, eks ju, et üks asi on see, mis et küsi seda, mis sind päriselt huvitab, aga selleks, et sind saaks midagi huvitada, sul peab olema ikkagi päris juba mingi eeltöö tehtud, et tegelikult ma ei tea, minu meelest, et töökuulutust ei anna tegelikult väga palju sisendite küsimusi tekkimiseks, need on hästi sarnased. See ülesanded võtad, kui me otsime andmesisestajat, sa võtad ükskõik mis ettevõtte andmesisestajat, kirjutad täpselt sama sinna. Tegelikult sa ei saa aru, miks ma peaksin selle või teise ettevõtte üldse valima või mis küsimused võiks mul lisaks tulla. Et sa pead ju selleks ju enne ettevõtte kohta uurima, ja siis on need brändisaadikute mõte on ju, ma just nägin Instas oli üks inimene, kes sai brändisaadikuks ja ta ütles, et tema tööks on ettevõtte positiivne kuvamine. Et kus need küsimused tegelikult saaks ka tulla? Mina ikkagi ütlen, et kui mina oleks võib-olla ka vanematelt rohkem uurinud, võib-olla sealt oleks mul hakanud tulema mingeid küsimusi või mul oleks võib-olla meenunud tädi lugu vaata, siis ma oleks võib-olla neid asju seostanud paremini, osanud võib-olla küsida enda põhisemaid küsimusi ja võtnudki neid võib-olla lapsepõlve või nooruspõlve mingeid näiteid ja teiste kogemusi siin. Minu võib-olla lemmik küsimus kandidaadilt töövestluse käigus oli kirjelda, milline sa juhina oled. Niimoodi tõmbas vaiba alt ära korraks ja siis ma tegin järgmise julge lükke, ütlesin, et kuna meil olid mõned teised tiimiliikmed ka vestlusel, ma andsin ühele neist mikrofoni, et kirjelda, milline ma juhina olen, ilma et me oleks seda ette kokku leppinud, ehk siis hoidsin hinge kinni ja see vestlus lõppes kõigile positiivselt. Ma küsin ühe küsimuse sult ja Martinilt, ühe küsimuse, mida ma küsin, kui ma teen sihtotsingut ja tahan veenduda, et inimesed ei räägi päheõpitud vastuseid. Ja ma pärast selgitan, mis selle infokild seal sees on. Valmis, jah? Mitte kunagi. Ma loodan, et te vastate esimese mõtte pealt, mis teie pähe tuleb. Kui ma küsin, et mis on sinu turvatunde lõhn? See koht, kus sa lähed, kui sa tunned, et hakkad läbi põlema või väga pingeline päev on, mis lõhn sellega resoneerub või sulle meenub? Tuleb umbes värske rohi, mis on just muruniidukiga lõigatud. Ja mul tuli kaneelisaia lõhn kohe. Ja ma ütlen, et need on ühed tüüpilisemad vastused. Aga tead, kust mul kaneelisaia lõhn tuleb tegelikult? Vaata, meil on väike laps kodus ja see üks kreem nimega sudokreem, see lõhnab nagu kaneelisai.
kõige turvalisem koht maailmas. aga tavaliselt annab see tegelikult hästi palju infot inimese kohta, et paljud, kes ütlevad saun ja sihuke mets või sihuke, ta tahab tegelikult rohkem, kui ta on üle töötanud, ta tahab tõenäoliselt minna ja laadida ennast üksinda. Ja see tegelikult töövestlusel sellised asjad annavad hästi palju informatsiooni inimese kohta ja sa ei saa selleks ette valmistada. Aga mis kaneelisai annab? No see on pigem, ma arvan, viitab rohkem perele, et pere on see, kus sina tõenäoliselt ennast laed, kui sa oled väga nagu pingelise tööpäeva või perioodi üle elanud. Ma olen siis loodus. Ma Martin arvan, et sa eelistaksid olla võib-olla linnast väljas, maakodus. Tõenäoliselt meeldivad sulle need tüüpilised meestetööd, et niidad muru ja askeldad ja kaevad kraavi ja siis lähed teed kontoris tööd edasi. Kuule, aga mind ei olegi vaja tõpsad kõik. No nii, aga liigume edasi kodust. Kuhu me liigume edasi? Aga me isegi natuke vist hakkasime jõudma sinna, et see on siis nüüd see tööandja pool. Ehk Jaanika ütles ka, et kodutöö, eks ju, kodutöö on ka hästi subjektiivne ja minu kogemus tuleb nagu jänkimaailmast ja seal öeldi, et kodutööks on ikkagi see, et sa uurid ettevõtte kohta. Mis on ettevõtte väärtused, milline on tema selline nagu jalajälg tööturul ka, et mida räägivad töötajad sellest. Tänapäeval infoajastul on seda infot lihtsalt nii palju kergem leida. Kuid see on ka see, et millised tiimid neil on, millised struktuurid neil on ja väga palju sellest infost on täna siiski avalik. Et alustadagi sellega, et kas ma ei tea, ettevõtte väärtused lähevad minuga kokku. Kas see valdkond, kus nad tegelevad, kõnetab üldse mind või kõneta. Et kui me nüüd juba ettevõtte juurde hüppasime, siis mul on natukene võib-olla siis vastuoluline statement, et kunagi mulle räägite, et lihtsalt mine tööle ja võta esimene, mis tuleb ette ja hakka tegema. Mina täna julgen ikkagi väita enda kogemuse pealt, et see esimene, kui see ei lähe sinu ootustega kokku, huvidega kokku, ütleme keskkond ei ole ka võib-olla see, mis toetab ja kasvatab sind. See võib ikka karjääri mõttes nagu panna väga korraliku paugu ja tõmmata sind aastaid tagasi, kus oleks võib muidu olla, kus oleks olnud võib-olla toetavam keskkond, rohkem koolitusi, rohkem mentordamist. Et see ettevõtte valimine ja võib-olla ka see, et kui sa saad kuskil tööpakkumise ja kui sa tead, et see ei sobi sulle, et sellele jah ütlemine, kuigi see tundub turvaline, et tuleb sisse, tuleb kõik muu. Et siis peaks ikka väga tõsiselt endalt juba küsima, et kas see on see, mida ma tahan teha, kas see vastas minu ootustele. Ja täna see on nüüd kõik enne vestlusele minekut, tegevused, mida saab teha. Kus midagi on, kas kuidagi uudistes on nendest räägitud, AI pluss on täna ju see, et tegelikult ta kammib seda massilist, ütleme, andmekogu läbi ja see kõik sõltub sinu küsimustesse, mida sa teada tahad, eks ju. Et loomulikult see ei ole täis tõde, aga ta lihtsustab seda kodutöö tegemist, mis vanasti ma arvan võttis palju kauem aega. Ja ma olen sinuga väga nõus. Ja ma ütlen, et tegelikult kui ei ole vaata ise aru saama, mida ma teha tahan, siis üks asi, mis turul tegelikult aitab noortele, on samas need tööampsud. No tegelikult mina mõtlen, et kui ma alustaksin uuesti, läheksin oma tööampse tegema, ma prooviks ühes poes, ma teeks seda, teist ja kolmandat, 1-2 päeva siin, see annaks mulle tegelikult aru saama, kas teenindus mulle sobib, kas ma olen inimeste inimene, kas mulle meeldib süstemaatiline, ma ei tea, skaneerimine kuskil ja mis muidugi noored teevad siin kohal veel, nad panevad kõik eraldi tööampsud kirja, mis jätab tunde, et ta ei suuda püsida mitte kuskil. Siinkohal ma soovitan panna kirja näiteks, et ühes ettevõttes tegin tööampse sellest perioodist selle perioodini neid asju ja lisaks kirjutada, need olid kaootilisemad või vastavad vajadusele. Aga see annaks tegelikult samuti mingid erinevad kogemused ja mõistmise, kas see mulle meeldib või kas see teine mulle meeldib, sest et sellega ma olen Martiniga päri, et ei ole mõtet minna tegema tööd, mis sulle ei sobi, tegelikult see tuleb väga kiiresti tegelikult välja, et see pole minulik ja see on aja raiskamine, nii sa teed tegelikult oma karjääris tegelikult lisamiili, ma arvan. Ma olen siia natukene võib-olla sükest, enam-vähem teaduslikumat tausta ka juurde, sükke raamat nagu, mäluauk. Ühesõnaga raamat, mis räägib sellest, kuidas järjest kõrgemalt spetsialiseerunud maailmas tegelikult generalistidel on ka võimalus teha asju ära ja kohati olla isegi edukamad. Ja just nagu on erinevaid uuringuid tehtud selle kohta, et see nagu samplimine, et
proovin natukene seda, natukene teist, natukene kolmandat, et aru saada, mis mulle kõige paremini sobib, kuhu mina kõige paremini sobitun, mis mulle kõige rohkem annab seda nagu tagasi, on ju. Ja noh, siis selle pealt saad nagu edasi minna, aga just, et kuidas seda siis nagu CV-sse või LinkedIni profiili näiteks kirja panna niimoodi, et see ei näeks välja, et miks sind sealt lahti lasti, on ju. Ei, ma ise liikusin, et. See ongi ja kõik ühe ettevõtte alla, need rendiettevõtted, Coworkabitid, need kõik tegelikult annavad selleks võimaluse. Ja tegelikult, kui sa mõtled sellele, et kui sa oled mingi suguvõsa kokkutulekul, sul on inimbingo võib-olla vanemate poolt tehtud, et üks töötab seal, teine kolmas ja et sa suhtled, küsid, tegelikult sa ka siis sa tunnetad ära, et tädi Malle töö on huvitav mullegi. Et sama äratundmine tuleb ka siis, kui sa proovid erinevaid asju, mingeid amsakaid. Jah, muidugi see teise inimese kirjelduse järgi muidugi võib juhtuda see, et sa saadki sealt selle nagu parimad palad ainult. Aga just, et ise läbi proovides saad aru ka selle, et mis seal see varjukülg on, mis mulle tegelikult üldse ei sobi. Ja noh, ma ei tea, mingites kontekstides on palju räägitud ka just sellest, et mitte vaatagi nagu teiselt poolt selle järgi, et mis on need asjad, mida ma mingil juhul ei ole nõus, millega ma ei ole nõus, mida ma ei ole nõus ära kannatama, eks ju. Et ja välista selle järgi mingit. No see 9-aastane ei saa minna oma Coworkabiti ampse tegema, aga mingid erinevad suunata ju tegelikult saaks, kui ta ise uuriks maad, mis meie lähedased inimesed, sõbrad, tuttavad teevad. Ma vaatasin, mingi aeg oli hästi negatiivselt, oli ju eetris see, et hästi palju intervjuusid, aga mitte ühtegi tööpakkumist. Ja siis, kui ma ise püüan nagu nii hästi häälestada, kui ma oskan nagu noore seisukohta ka, et mina väidan, et see on ka kogemus, mis on tegelikult oma väärtusega ja tegelikult vajalik. See annab võimaluse näha erinevaid ettevõtteid, erinevaid kultuure. Jaanika mainis ka, et CV tekitamine, kuidagi seda on vaja kuskilt alustada, et ma mäletan, et see on juba Iidamast Aadamast, eks ju, aga siuke 2000-test alguses oli üks mu tuttav, ütles, tal ei ole midagi CV peal panna, ta oli tol hetkel vist, ta oli Sportlandi poe juhataja, ma ütlesin, et oota, sulle on antud vastutus, et sa sulged poe, sa teed kassa ja sa arvad, et sul pole üldse töökogemust, eks ju. Aga just, et see küsida, et mis väärtus ma oma tööga lõin ettevõttele. Ja ma ei räägi seda, et sa pead ilusaks kõik asjad müüma, aga ega keegi seda ei õpeta ka ju, et küsima küsimusi, et mis meie kogemuse väärtus oli, et mina käisin kunagi ühte monumenti restaureerimas, mis oli väga, väga huvitav, ta oli küll füüsiline tegevus, aga ta oli kõrge vastutusega, meil olid omad reeglid, mida ma võidin täitma, mis näitas, et ma oskan juhenduda juhistest, ma saan hakkama. Et see, et kui sa lähed ühte ettevõtet uurima, teed oma tausta, jõuad ka vestlusteni, aga sa võib-olla ei saa seda, see ei ole tingimata halb, et see on ka kogemus. Aga ma arvan, et see lihtsalt noores ehk alguses, kui sa oled hästi noor inimene, siis see tundub nagu pettumus või läbikukkumine. Ja mina olen pigem seda usku, et tegelikult ei, see on lihtsalt kogemus. Et sa ei ole selle pärast halb, see lihtsalt sa õppisid midagi, mida niimoodi ei saa või midagi, mis sulle ei sobi, et see on omaette väärtus. Kusjuures mul oli õnn vahepeal oma karjääris töötada erinevates sellistes ettevõtetes, kes mind müüsid tööjõuna kuskile edasi, on ju. Ja läbi selle CV-s on üks ja tööleping on üks, aga ma sain erinevaid organisatsiooni kultuure, eks ju, katsetada, vaadata, ja ma ei pruukinud üheski projektis väga pikalt olla. Polnud vajagi, aga jah, et ka see on üks variant. Aga see, et praegu noored käivad ja mitte ainult noored, tegelikult spetsialist tippjuhid samuti saadavad sadu CV-si ja saavad võib-olla, ma ei tea, 10 vestlust ja sealt heal juhul mõne tagasiside, see on hästi nagu siuke tavapärane mure ja ma arvan, isegi hetkel meeletult aktiivne ja aktuaalne asi. Aga siis tuleks võib-olla kõigepealt mõelda, et kus kohas see nagu nihke läheb, et kõik hakkab tegelikult sellest, et kas me saamegi aru, kuhu me kandideerime, kuhu ma tahan saada, mis ametipositsioonile, üks CV ei sobi kõigile positsioonidele ja nii edasi. Et võib-olla sealt võib-olla peab ka alustama, et läbi mõtestama täpselt uuesti, et mida ma tahan teha, mis ametikohta ma hakkan püüdma ja oma fookus panema paika. Ja, sest mõnes kohas ametikohtadel on need nõuded isegi alustaval töökohal üsna kõrgeks läinud. Ma mõistagi ei saa sellest tegelikult aru, et kui me tõesti räägime alustava taseme kohal, et need nõuded vahel tunduvad, et sa peaks 10 aastat tööturul olema ja sa saad alustavale töökohale, et sellega mindlasti tööandja vaatest nagu ei tahaks nõustuda.
kuid teisalt ma mõtlen sellele, et noh, aga kandideerid ära, sa saad mingi kogemuse kätte, sa proovid, et noh. Et ma natuke lähen jälle tagasi oma selle küsimuste peale, et samamoodi nagu kodus, et kelle käest küsida ja mida küsida, et kellele mis meeldis. Et noh, nüüd kui me jõuame tööandja poole, ütleme kodutöö on tehtud, siis noh, tegelikult seal peaks ka palju küsimusi olema. Et mis on see tiim, kuhu ma lähen, mis on see töö iseloom, kui palju aega kulub millele. Ja need ei ole sellised loomulikud küsimused, mille peale sa tuled, kui sa ei ole töötanud ennem. Et noh, kui palju mu ajast on rutiinne tegevus, kui palju mu ajast on loovtegevus. Palju ma saan ise otsustada midagi. Ja mis ongi, et kas mul on üldse mingit otsustusvabadust või on see hästi niisugune käsutäite või rutiinne töö, et kus sa peadki nagu tüki arvu kokku saama, mitte looma midagi abstraktset. Et mu enda lemmik küsimus on nagu just juhtidele, et kes sa üldse oled, et selles mõttes, et mis on sinu tugevused juhina ja mis on need kohad, mida ma peaksin arvestama, kui ma sinu alluv oleksin. Ehk ma usun väga tugevalt sellesse, et esimene juht määrab väga palju meie kasvulugu. Ehk kui sul on selline juht, kes mõistab sinu vajadusi ja oskab nendega toimetada, et ta lihtsalt ei ole see, kes ütleb, et tee midagi, vaid nagu püüab aru saada, püüab sind tundma õppida, siis sellele alguses on minu meelest nagu sihuke eksponentsiaalne väärtus. Et hiljem sa oskad seda juba küsida, sa oskad seda hinnata ja aimata ja otsida. Aga alguses on selleks vaja ikkagi toetavaid küsimusi, mis ongi, et võib-olla said vanematelt või võib-olla on sul ka tutvusindkoos tegelikult keegi, kes on läinud tööle, seda ei saa ju välistada, et lihtsalt neid inimesi on võib-olla vähem, kui sa oled noor inimene. Ja noh, üldse need siit nagu mulle jäi kõlama see, et noh, kui sa kandideerid paljudesse kohtadesse ja saad väga väikse protsendi sealt üldse vestlusele ja siis noh, vestlustest ka midagi, et noh, et vähemalt peaks proovima seda tagasisidet küsida. Enamasti nad ei jõua seda anda kahjuks, aga kui sa ei proovi, siis sa ei saa kindlasti. Ja teine asi, et noh, jällegi, et minu näitel, et ma olen väga vähe saanud kuskile tööle lihtsalt niimoodi, et ma kandideerin töökuulutuse peale. Mul on alati olnud kuidagi moodi võrgustik mängus. Ehk siis, et loo inimestega suhteid, hoia neid suhteid, eks ju, räägi aeg-ajalt sellest, et kus mida saada on või kuhu milliseid inimesi vaja oleks. Et. Kui palju on neid lugusid, kus keegi ütleb, et ma sain sõbra kaudu tööle või tuttava kaudu või kellegi kaudu? Ikka väga palju ja siinkohal, et isegi kui sa nagu tuleme sealt algusest peale, on ju, et lapsepõlves räägid, siis käid vanematega kaasas võib-olla töövarjuks, aga ka siis, kui sa saad kellegagi tuttavaks, üks esimesi küsimusi võiks olla, et millega sa tegeled, sest sa kunagi ei tea, et see inimene, kellega sa jooksid võib-olla minevikus kokku, juhuslikult sattusid rääkima, võib olla kunagi sinu kolleeg või tööandja. Ei tahaks nüüd siin reklaami teha, aga võta karjäärikäänakute mingid osad lahti ja kuula, mis küsimusi seal küsitakse, eks ju, ja nendega on juba võimalik üsna palju seda lugu avada. Nii, enesereklaam samas podcastis, kus need küsimused on. Ei tea kellele. Kui me nüüd räägime, me oleme siin juba rääkinud juhist, natuke juhtimise stiil. Ja no neid on ju tegelikult palju, et kes on selline, kes on autoriteet ja vanasti olid need sõnad olid boss ja direktor ja siuksed hirmutavad ametinimetused aga noh, see on tegelikult väga oluline, et samas ma ise olen näinud ju väga erinevaid töötajaid ka, inimesed, kellel meeldib rutiin, korrapärasus, väga tugevad jäigad reeglid, et siukest halli ala ja ebaselgust on väga vähe. Ja noh, muidugi viimased 9 aastat ma olen pigem töötanud inimestega, kes tahavad tunda omaniku tunnet, nad tahavad isiklikku kasvu, nad tahavad arengut näha ja noh, seal ei sobi sellised juhid. Seal sobivad juhid, kes on pigem sellise nagu majaka tüüpi, kes näitavad mingit suunda, vahepeal korrigeerivad kurssi, kui mingi info muutub, eks ju. Ehk noh, juhis ja tegelikult organisatsioonis ja tiimis peitub väga palju võlu, et siin on võib-olla siis nagu märkamise hetk, ehk kui vestlusel on rohkem kui ainult juht. See on siis nagu just tööotsija vaatest, et sul on juba keegi tiimi liige,
et ma mäletan, et tihtipeale küsitakse referentse ka ja töötajalt, et noh, et kes on, noore puhul on see referents on ilmselt väga lähedane kuskilt inimene. Aga ma mäletan, me mingil hetkel hakkasime ise pakkuma referentse ka sisemisi. Et näiteks kõige ausamad ja kõige otsekohesemad tiimiliikmeid, see oli hästi äge kogemus, et ma tean, et väga paljud ei eelistanud. Kuid see võimalus, et vaata et uuel tööotsijal on kõige suurem on hirm ju keskkonna ees, et kas see on see, mis räägitakse mulle või on siuke mingi mesijutt, kuhu mind kutsutakse. Päris hea point, just nagu selles mõttes kandidaadina küsida, et okei, et aga minu referentsid olid CV-s olemas, te saate nendega rääkida, kes on teie organisatsioonist see, kellega ma saan arutada, et kuidas asjad päriselt käivad. Kui selle trendi ma saaks, siis see oleks väga äge jah. Siinkohal võiks selle tõesti mingi värbamisprotsessi panna, et need lõppu mingid 3-5 kandidaati, et nendel antaksegi kaasa, et näed, siin on meie ettevõtte mingid mitte brändi saadikud on ju, mis tõenäoliselt ei annaks infot on ju, aga see on tõesti, ma olen seda Martini lugu siinkohal kuulnud ja ise ka mõtlesin, et seda võiks rohkem kasutama. Ma nüüd omakorda mõtlen, et kas ma kandidaadina usaldaksin seda, et need on nagu samamoodi mina ju valin välja, kes on minu referentsid. Need on ettevõtte välja valitud inimesed, et tõenäoliselt kõige suuremad fännid, kes keegi paneks sinna nimekirja kellegi sellise, kes ei ole rahul või? Jah, aga see on jälle, võtame korra mainisime ka seda, et ettevõtte küpsusest on väga palju sõltuv, et ma mäletan, kui mina selle protsessi paika panin, siis ma just valisin need, kes ma tean, et ütlevad igal suurel koosolekul välja see, mida nad mõtlevad, et neil ei ole seda nagu filtrit, et ma kardan, mida keegi arvab, mida ma ütlen. Et see oli minu alus nende inimeste valikul. Ja seda ma ütlesin ka kandidaadile, et mina neile mingit ettevalmistust ei tee. Ja võib-olla sellest, et see usaldus nii-öelda kandidaadiga ju tekibki sellel eeldusel, et üldse usub, mida me räägime. Ja kui seda ei ole, siis sa võid ükskõik mis protsessid taustal käima panna. Et siin on võib-olla üks lause, mida ma tean, mulle õpetati, et kui sa lähed intervjuule, siis hoia kuklas meeles, et see on kahepoolne. Ja ma arvan, et kui sa oled noor kandidaat esimese karjääri nagu mõtteid ja valikuid teed ettevõtte suhtes, et ilmselt seda julgus kohe naturaalselt ei pruugi olla, kuid kindlasti meenutuseks, et see on kahepoolne. Et samamoodi kui neil on inimest vaja, sa pead ise otsustama, kas see on see koht, kus sina tahad minna. Et see nagu siuke võimestus nagu tahaks ka küll kaasa anda. Mul siinkohal tuli idee, võib-olla enamus ei saa seda kasutada, aga võib-olla siis ettevõte peaks andma mitte praegused töötajad, vaid endiste töötajate kontaktid, Martin, et kas see oleks siis aus allikas? Sest tegelikult, kui mina kandideerin, minu CV-s, kes on referentsid, need on mu endised kolleegid, eks ju. Martin, kas esitame sulle väljakutse upgrade ida oma? Kuule, ei, see oleks ju tegelikult äge ja ma arvan, et just sama, et need ettevõtted, kes tegelevad oma töötajatega, siis ma mõtlen ka isegi kunagistel tiimiliikmetel, mulle see, et edu sulle ja ma loodan, sulle kõik hästi. Ja ma arvan, mul see kuidagi hinge peegelduses haiget ei tee, aga võib-olla mõnes kuules mõtleb, et ei, see, võtame ikkagi sisemised need 3. Jaa, aga aus kaup oleks siis ikkagi võtta endised 3 ja ma arvan, et väikeses Eestis annaks see tegelikult, kuna meil onboarding on tegelikult suhteliselt hea, aga offboarding Eestis on tegelikult ikkagi äärmiselt madal, et kui sa oled ettevõttel andnud juba ülipalju, siis kui töösuhe lõpeb, siis hea, kui keegi su nime mäletab tihtilugu on ja, et siis see võib-olla tõstaks ka seda nagu mainet. Jah. Et kuidas hoida oma eksidega häid suhteid. Aga kui me wrap upime, et teed kodutöö ehk uuri ettevõtte kohta nii palju, kui sa saad, otsi neid väärtusi, otsi mis valdkonnas ta toimetab, kas see on sinu jaoks üldse kõnetav, vahet ei ole, kas see on tehnoloogia, kaubandus, kus iganes see ka ei oleks. Otsi siis nii paberi peal nii palju kui on ja siis vaata juba ettevõtete tiimi, et kuidas nad sobivad kokku sinu väärtustega ja sinu maailmavaatega. Ehk palju lihtsam on tööle tulla, kui see tundub nagu see koht, kus sa tahad olla. Ma panen ühe rõhu mul juba enne Ehise juurde meelde. Sa ütlesid ühe väga hea küsimuse, et mõtle, kui palju on seal rutiinset tööd. Noortele tihtilugu ei meeldi rutiinne töö, mõnele võib-olla rohkem, mõnele vähem, aga just see, et enne kui ma panen neid küsimusi kokku, ma mõtleks, mis on minulik.
et see on tegelikult ülisuur asi, et kui see ei ole sinulik, see hakkab kahe nädalaga hakkab tunda andma, et ahah, see pole minu töövõtetega sarnane või minu iseloomuga see ei klapi. Ja siis mida võib ka kindlasti ka vestlusel küsida, eks ju, on see, et kuidas see onboardingu protsess välja näeb, et offboardingust just rääkisime, aga et kuidas see on, et kas teil on mingi mentor, kes mind juhendab esimesed mingisugused nädalad või kuud või on seal mingisugune muu protsess taga, et see on jah. Kas mul esimesel päeval on töötav arvuti? See on nagu klišee, aga selles mõttes ma väga Kristjaniga nõustun, et ma olen näinud mõnda väga ägedat onboardingu protsessi, kus siis on mitte ainult väärtuste tutvustus, seal on veel, mis on ettevõtte erinevate üksuste eesmärgid, kuidas me koos saavutame seda, iga üksus käib rääkimas ja seletamas oma nagu üksuse funktsiooni ja siis lisaks, et töövahendites kuni kuidas nad kollegiaalselt kokku saavad, miks nad kokku saavad, mis on selle eesmärk, kuidas nad koos asju lahendavad, mis tehakse konfliktide puhul. Ja need ettevõtted, kus see on pikem protsess, et keegi ei eelda, et sa võtad selle iseenesest nagu sisse endale, et käsana tõmbad kõik selle sisse, selle tarkused, selleks on väga teadlik tegevuskava. Ja mis selle eelis minu silmis on ja ma olen kiitnud neid ettevõtte, kus ma olen seda näinud just sellepärast, et see tähendab, et sinu jaoks on reaalselt oluline, et uus töötaja leiaks nagu oma koha ettevõttes. Ja see ei ole triviaalne investeering, kui sa mõtled, et kõik osakonnajuhid käivad sul seletamas, rääkimas, võtavad päeva 2 ja tegelevad selle töötajaga või nende töötajatega. See on ikka äge. Selles mõttes see näitab seda, et see ei ole nende jaoks lihtsalt üks juhuslik inimene, kes toodi siia juurde ja loodetavasti teeb midagi asjalikku, vaid see on töötaja. See inimene saab ju terve ettevõtte tervikpildiga, et kui tema räägib oma nüüd uuest tööandjast, ta ju saabki aru, mida ta räägib, mida ma seal teen, mida meie ettevõtte üldse teeb, et see on ju nagu üks visiitkaart, mis on väga ilusa disaini ja trükiga, on ju. Jah, võib-olla siis see küsimus, et missugune on teie siis nagu töötaja kaasamise protsess, et eesti keeles siis, eks ju, onboarding muidu, mida enamus ettevõtte kasutavad. Kuidas te teate, et ma tulen pardale ja saan aru, kuidas mina siis aitan ettevõtte eesmärke saavutada? Liigume edasi järgmise klotsi juurde, mis on siis ootused. See on minu arust nii äge klots. Ma ise sügavalt usun niisugusesse peegeldusse. Mis tähendab, et kui me teame, mida me tahame, siis on elu tihtipeale lihtsam. Aga selleks, et aru saada, mis me tahame või mis meile meeldib, et me oskame seda enamasti öelda kõikide kiirete asjade puhul, oma, ma ei tea, lemmikvärvid, lemmiktoidud, aga mis mulle meeldib või mis mind käivitab või mis teeb mind pahaseks, mis mulle üldse meeldib, ma ei tea, mis on minu enda isiklikud väärtus, ma ei tea, mul on hästi oluline moraalselt ausus. Et pluss juhina ma ei pea bluffima kuskil, et kui sa oled aus, siis sul ei ole vaja midagi meeles pidada, eks ju. Kuid just, et mis sind käivitab, ka näiteks kui sa oled nüüd just astumas tööturule, sa otsid seda esimest ettevõtet, kus kasvada. Kas minu jaoks on oluline areng, just see õppimise pool, mis tähendab, et tasu võib-olla prioriteet ei ole nii tähtis. See tuli mul just näitena meelde ka, et mina mäletan ühte kandidaati, kes ütles mulle, et sorry, ma ei saa sulle tööle tulla, et mul teine pakkus rohkem. Ja siis ma küsin talt, et okei, aga kuidas neil koolitus on, et kes neil sulle mentoriks tuleb, kuna sa alustad alles, neid asju ei ole. Ja siis ma mõtlesin, et aga rahaline vahe oli tol hetkel äkki 150 €. Ma mõtlesin, et 3 aasta perspektiivis see rahaline vahe sa veel ei saa aru. Aga ma ütlen siiralt, et see ei ole nii oluline, kui sul ei ole kasvu, tuge ja seda kõike muud. Ja see oli mu esimesed statement'e siin ka, et see võib su karjääri kõvasti nagu tagasi hoida, kuigi sa saad raha nagu näiliselt rohkem, eks ju. Mis näiliselt? Ma saan päriselt raha rohkem. No päriselt jah, aga hiljem saad vähem. Tegelikult ei saa, et kui Martin ütleb, saad vähem. Ja koolitus, mis üks koolitus maksab, on ju. Et kui sa need reaalselt annad kandidaadile ette, siis kandidaat tegelikult võiks näha, et ta tegelikult ei saa rohkem. Aga ega seda ei näe ju, ei ole ju ka tegelikult hinnang, et kus kogu see teema mul südamelähedaseks sai, oligi see, et sul on vaja enda ootused selgeks teha, et mis on sinu jaoks oluline. Kasv, areng, tehnoloogiad, ettevõtte tegevusvaldkond, maailma päästmine, mis iganes see sinu jaoks on, keegi teine peale sinu ei saa sulle seda ette öelda. Ja see ei tule lihtsalt, et kui sa nagu hakkad suhtlema inimestega ja küsid, et olgu, et miks see sulle oluline on, 5 miksi, eks ju. Et hakkad lihtsalt pusima ja siis sa vaatad, inimene,
sellepärast on mulle oluline see, et see ei ole ju asi, mida koolis õpetatakse, et noh, pane endale need eesmärke võib-olla räägitakse, aga et mis on minu jaoks oluline või ma ei tea, suhted võib-olla üldse kõige olulisem, et see meeskond oleks kõige paremini kokku töötav. Et mul oleks hea koht, kuhu minna, kus ma saan inimestega juttu rääkida, sotsialiseeruda. Et neid põhjuseid on nii palju ja need on nii individuaalsed. Ja miks nendest üldse rääkida, et see hetk, kui nüüd see ettevõtte vestlus on tehtud ja tuleb otsustamine, siis need otsustuse nagu kriteeriumid või põhjused tuleks enne kirja saada, kui tulevad pakkumised. Et see on see koht, kus on nagu mul on nagu julgustus ja ma näen inimesi, kellel on see ennem selge, siis nad ei hakka tegema hiljem kompromisse oma otsuse suhtes. Kui sul ei ole midagi kirjas, siis on väga raske valida. Tagurpidi täpselt sama, et kui alustame värbamist, samuti on ju kokku pandud profiil ja 3 asja, mille pealt tuleb otsus, on ju. Ma saangi aru, et see on suht sama, et kelle jaoks on siis paindlikkus kõige tähtsam, kelle jaoks, et on kodule lähedal võib-olla, kelle jaoks palganumber, et pane jah, need 3 asja ongi tegelikult hästi keywords'id. Aga kuidas ma tean, kui palju palka küsida, kui mul ei ole varasemat kogemust? Kuule, aga tegelikult mõnes mõttes on, vaata me rääksime perest, tutvusringkond, et me ei saa ju eeldada, kõik on samas järgus, hakkavad nüüd oma esimest töökohta võtma, võib-olla keegi oligi akadeemiliselt tegi 2-3 magistrit ära ja nüüd on otsustanud, läheb tööturule, eks ju. Et sul võib-olla võrgustik on tekkinud, et see on üks koht, aga nüüd järgmisest aastast on ju Euroopa direktiiv läheb laivi, mis tähendab, et palkade osas statistika avalikuks minemine on palju suurem, kuni ka nagu need, kes on, ütleme, täna kuskil töötavad, neil tekib õigus küsida, mis on tema palk suhestatuna teistele sarnastes rollides, meeste ja naiste vahed ja tööandja ei saa öelda, et see ei ole sinu esi, eks ju, et see on tegelikult, ma arvan, et nüüd sellele sisenevale tööotsijale võit ikkagi. Palgavahemikud siinkohal peab olema avalikustatud, palk ei pea. Aga samal ajal just palgajuttudest käis läbi see, et jõle tugev on linnalegend meil ja just ilmselt tööandjate poolt nagu elus hoitud selline, et sa ei tohi rääkida oma palgast kellegagi. See ei ole tõsi. See on õigustühine. Isegi kui selline punkt on lepingus sees, siis tööinspektsioon seal ilusti lükkas selle ümber ka. Et kui kellelgi oli veel siiamaani umbmääran, et kas tohib või tohi, siis Kristjan Karmo ütles tohib, tema on faktikontrollid ära teinud. Muidugi palgaga saab lisaks internetis ka materjali on ju olemas palgakalkulaator, mis annab enam-vähem mingi nagu suunituse ka, aga mis mina olen ka inimestel näiteks kasutanud karjäärinõustamises, olen öelnud, et mõelge, mis on sinu toimetulekupalk. Ehk toimetulekupalk siis, mis on see, et millega sa elad igapäevaselt ära, üürid, kommunaalid, toit, kõik muud asjad, aga mis on sinu õnnepalk seal juures? Õnnepalk, sihtotsingutes tähendab seda numbrit, millega ma saan inimesi üle osta ühest ettevõttest, aga see on hea endale ka välja mõelda. See on minu toimetulekupalk, kui ma pean minema tööle ainult raha pärast, siis ma saan selle numbrist alates minna. Aga see on minu õnnepalk, on ju. Ja siis nüüd on see, et mina olen ise lähtunud pikalt sellest ja ka mõningatele andnud seda nõu, et kui palga läbirääkimisteks läheb, siis küsi nii, et natukene piinlik oleks endal. Hea klassika. Just, aga sellega on see probleem, et kui sa nagu liiga julgelt peale lendad, siis nagu võib juhtuda, et ma mäletangi mingisuguse kunagise kolleegi ülikooli lõpetamise järgsel koosistumisel üks tema kursakaaslane ütles, et umbes, et mina alla toona ma kalkuleerin kohe tänapäevastesse palkadesse ümber umbes, et mina alla 6 tonni ei lähe kuskile tööle ja ma tahan kohe teha erialast tööd, mitte mingisugust praktikat või midagi, et nagu andke mulle kohe. Varasemat töökogemust ei ole. Sai ka või? Ei saanud. Okay. Ja aga tööandjad ju ootavad ka, et olgu 10 aastat kogemust või vähemalt 3, aga et tule siis nagu sellise esmase palga peale vaata, et junior õpilase praktikant, midagi sinna vahemiku palga. Kuid ma ise usun nagu just selle, et väärtuse mõttes, et aru saada, et mida sa oskad ja mis on selle väärtus, muutub ajas nüüd lihtsamaks, ma arvan, et tekibki allikaid juurde, kus sa saad nagu natukene referentsi. Mu lemmikud vestlused on olnud nende inimestega, kes on mõelnud selle peale. Ehk mida ta juba oskab,
mis ta sellega teha suudab, milleks ta on siis läbi selle võimeline, läbi oskuste siis võimeline. Ja ta suudabki öelda, et noh, et ma usun, et sellel on selline väärtus ja ma saaks ettevõtte heaks midagi teha, mis ei ole tegelikult lihtne vastuse anda üldse. Ja teisalt üks mu lemmikuid vestlusi oli, kus mul, mäletan, üks noormees tuli, ütles, et ma tean, et ma veel väga palju ei oska, aga mul on meeletu õpihimu, ma olen teinud seda, ma olen iseseisev selles mõttes, et ma olen teinud, noh näitas ette nagu loona, et mis ta kõik teinud on ise. Ma tean, et ma ei saa ilmselt nagu nii kõrget palka, aga kui ma saaksin siin võimaluse nagu seda jätkata, seda arengut. Ja ma olin nii kiiresti juhina müüdud ja ma olen osadele inimestele rääkinud enam ka, et hoiak, eriti algusjärgus, kui sa alustad oma töö nagu sellist karjääri teekonda, siis see hoiak on nii palju olulisem kui oskused. Et loomulikult see ajas muutub, mingil hetkel oskuste miinimumlävend kasvab ja sa pead palju rohkem olema võimeline tegema. Aga kui sa alguses ütled, et ma tahan, ma soovin, see on see viis, kuidas ma olen endale tõestanud, ma olen, ma ei tea, distsiplineeritud, ma oskan iseseisvalt toimetada, õppida, areneda. See suhtumine, kõik see hoiak, et see ei ole enam pehme oskus, see on võimekus suhelda ja näidata ennast selle külje pealt, et olgu, et mul ei ole võib-olla neid asju täpselt, mida te otsite, aga mul on sellised, sest äkki need kõnetavad teid samamoodi. Et ma mäletan üks Jänki õpiruumi näide oli, et usas, et instruktor tuli klassi ette, ütles, et kuidas te saate ennast nähtavaks teha. Kõik hakkasid oma koha pealt midagi rääkima ja siis üks õpilane tõusis laua peale püsti. Siis ta andis talle $100 koha peal. Ütles, et vahel ei ole midagi muud vaja, kui lihtsalt hallist massist välja paista. Ja ma ei ütle, et sa pead nüüd laua peale tõusma, kui intervjuu käib, eks ju, sest noh, iga situatsioon on oma moodi. Kuid just see, et mõelda, et mis on see minu puhul, see, mida ma ei tea, sõbrad ütlevad mulle need 3 omadussõna, kuidas nad mind kirjeldavad. Kuula need ära, mõtle, et okei, aga ongi see, et väga paljudel võib öelda, et ta on nii julge selles kontekstis või ta on nii lojaalne. Lojaalne on ka väga tugev sõna tööandjale tegelikult, eks ju. Et noh, on küsimused, mille peale mõelda, et mis on siis need minu väärtused, mis on minu jaoks olulised, kuidas ma võib-olla need vastu palka ka tõlgendada suudan, et miks ettevõte võiks panustada minusse, et ma loon neile väärtust. Ja no võib-olla tööandja poolelt ütleks seda ka, et võib-olla see, et ta nüüd on eluaegne sinu juures ei ole enam standard, et keskmised tööstaasid ju vähenevad siiski. Ehk samamoodi tööandja võiks mõelda, et noh, et kuidas siis ma saaksin seda noort rakendada ja teistmoodi, et noh, võib-olla rakendada ka niimoodi, et tal on tulevikus veel väljavaateid ja sa pead ise tööandjana selleks tegema midagi, mitte lihtsalt eeldama, et ta jääbki siia. Ehk siis, et üks väärtus, mida tööandja saab töötajale pakkuda, on see, et ta suurendab sinu väärtust tööturul pärast? Muidugi suhtumine on number 1 asi. Ma siinkohal kinnitan tööandjat nii palju, kui ma olen kellelegi teisele otsinud töötajaid. Kui mul on must have list ja ma ütlengi must have sellepärast, et see on minu värbamispõhimõtted, et kui on need asjad, mis peavad kindlasti olema ja need, mis on toredad lisaboonused inimesel juurde ja kui tal on kõik asjad olemas, aga ta suhtumine ei sobi või jätab tunda, et siin võib tulla konflikte. Ja siis mul on kõrval inimene, kellel on palju asju, noh mitte palju, aga on nii ühes kui teisest listist midagi puudu, aga ma näen, et ta isikuomadused on tugevamad, siis mina usun sellesse, et isikuomadused ei ole õpitavad, oskused on õpitavad. Et see suhtumine, ma arvan, on üks algasi, millega tulla, et mine töövestluse natuke varem, värbajad loevad ka veel seda, noh, kuhu sa istud, on ju. Loomulikult see, et kui sa oled võtnud tassi, kohvi, teed ise, kui sa ei lähe seda kööki viima, paku alati, et sa viid selle ära, pane tool enda järgi lauale. Need väikesed žestid näitavad seda, et kuidas sa oleksid kolleegina, kuidas sa oleksid töötajana. Ma ei tea, Martin, kas sa oled neid asju, väikeseid asju märganud ikkagi oma töövestlustel ka? Mõjutavad need sinu otsuseid? Ma arvan, et mõjutavad alateadvuses kindlasti, aga mul tuli lugu meelde sellega, et kui mu esimene töövestlus, kui ma Eesti Energiasse tööle läksin, siis ma olin hästi viisakas vastuvõtus, kes oli siis tegelikult selle korruse sekretär. Ja siis ta pärast ütles mulle aastaid hiljem, et mina soovitasin sind, sa olid nii normaalne ja viisakas inimene. No normaalne on subjektiivne, aga lihtsalt, et aga no see oli minu kasvatus, eks ju, et ja ma ei võtnud seda ennast mõistetavalt, et see on natuke ikkagi need inimesed, kes sa enda ümber tahad, eks ju. See on nagu see, et kui sa oled kellegagi umbes esimesel kohtingul, siis vaata, kuidas ta teenindava personaliga suhtleb restoranis näiteks.
ärisuhetes samamoodi, jah. Ja noh, okei, ootustest veel siis ka see, eks ju, et noh, mis need mingid lisahüved on ju, et kas ma tahan tööandja poolset tervisekindlustust näiteks kindlasti, noh, kui tahan, siis. Jah, sest neid on ka palju, nüüd on, ütleme, et võib-olla viimase 10 aastaga need on sarnasemaks muutunud üle ettevõtete, et noh, kas on tervisepäeva, kas on veel talvepuhkus olemas või ei ole, kas ongi nagu sportimine või mingisugune tervisekindlustus, osadel on erinevate tähtpäevade toetused olemas, mõned, eks ju, siuksed küpsemad ettevõtted, neil võib olla üldse ettevõtte osalus optsioonide näol, mis on nagu siuke pikaajaline, võib-olla mis alustavale töötajale ei ole võib-olla kohe kättesaadav, aga jällegi paketi osa, mis nagu tuleviku osas võib olla vajalik. Tõstetav laud. Jah, tõstetav laud ja tasuta kohvi. Tõstetava laua osas tuleb nagu seda küsida, et kas ma pean tooma perearsti tõendi või piisab töötervishoiuarsti soovitusest või on kohe kõigil olemas, on ju? Mul tuleb selle lauaga, ergonoomilise lauaga lugu, kus ma tegin ühte karjäärinõustamist ja kui me panime neid must have asju kirja, et mida tema siis tööandjalt ootab, siis see oli top 3 ergonoomiline töökeskkond. Nii et kellele mida, et see on tegelikult väga suur argument. Ja siis muidugi see ka, eks ju, tänapäeval eriti rohkem või on see nagu rohkem levinud, eriti pärast Covidit kodukontoris, et kui ma kodukontoris töötan, kui palju siis tööandja annab mulle sinna seda varustust või pean ma kõik siis ise ostma sellisel juhul, kui ma kodus teen, on ju. Et jah. Ja siis eks ju ka need kriteeriumid, et jah, kust ta asub, kas see asukoht on mulle oluline, kas ta peab olema kodu lähedal või pigem vastupidi tahaks, et oleks võimalikult kodust kaugel, et oleks ümberlülitamise aeg pikem. Statistiliselt öeldakse, et kuni 45 minutit on valmis inimene tööle sõitma. Eestis? Üks ots või kokku? Vot, nüüd ma võiksin selle üle kontrollida, aga pigem vist mõeldakse ikkagi ühte otsa. Sest et mis see siis Jürist juba linn on 20 minutit, et see tegelikult ei ole nagu palju, aga 45 minutit, et kui üle selle, siis juba inimene pigem, see ei ole jätkusuutlik. Ja see on siis tavalisel päeval, mitte lumetormiga, eks ju? Mitte 1. september, mitte siis, kui esimest korda elus vihma sajab jälle maanteel meil ja nii edasi. Ega see kindlasti ei ole triviaalne, et just see nagu kui asukoht, et ma mäletan, et mina püüdsin oma harjumusi muuta niimoodi, et ma istuks ummikus veel ekstra 20 minutit. Sest ma tundsin, ma autos suudan mingil määral produktiivne olla, kuid mitte selles ulatuses, millest nagu oleks kasu, et noh, raamatut ma ei loe, nii kaua ma ummikus ei istu. Podcastid. Podcastid on, aga vahepeal mul on just see, et kui on mingi hea mõte ja kui see keskkond ei võimalda mulle neid mõtteid kuskil kirja panna ja ma samal ajal roolis, et see ka, ma testisin enda peal ka. Aga see on tõesti, et mis on veel need olulised osad, et kui me rääksime, eks ju, paindlik kaugtöö võimalus, et kui tihti siis saab, võib, tohib, ei tohi. Et kõik sellised tingimused, mis on sinu jaoks olulised, et kui sa näiteks, ma ei tea, sport on sinu jaoks oluline, et sul on trennid õhtuti, aga sa jõuad koju kell 6 ja trenn hakkab kell 5:30, et mis on üldse võimalused selleks, et sa saad neid jätkata. Sest kui töö meil muudab olulisel määral neid elukorralduse rütme, siis see võib tekitada väga palju stressi, pinget ja sükest negatiivset mõju töötajale, et ehk siis mõeldagi tegelikult nende asjade peale, mis on sinu jaoks oluline ja mõni tööandja ongi võib-olla täiesti paindlik ja ongi kaugtöö ainult, eks ju. Noored täna tahavad missiooni. Nad tahavad, et ettevõtte, kus nad töötavad, nad toovad mingit väärtust ja mida veel hästi palju küsivad inimesed on kogukond, kas minu ettevõtte panustab kogukonda? Jah. Kas sellel tegevusel, mida ettevõte teeb, on näiteks positiivne ühiskonna mõju? Ma tundsin ennast just noorena. Ma tunnen, et see on kõik see, mida ma ka tahan. Ja kusjuures selle, ütleme, töökoha kauguse või nagu distantsi osas, et mul on olnud periood elus, kus mina töötasin põhimõtteliselt oma kodust üle tänava ja abikaasa töötas samal ajal Tabasalus ja see elukoht, töökoht oli Tallinna kesklinnas, ehk siis, et ma hommikul enne tööle minekut viisin tema Tabasallu ära, jõudsin tööle. Parkisin täpselt sama koha peale tagasi. Aga jällegi, commute oli mul pikem kui abikaasa oleks. Mis ma tegelikult ütlen, et seda töökaugust võib mõelda
võib-olla negatiivse küljega, aga tegelikult väga paljud inimesed töötavad ju üsna nagu intensiivses keskkonnas. Et siis sa liigud koju, kus võib-olla laps tahab su tähelepanu, et ma soovitan ka vaadata seda sõitu koju, sõitu selle külje pealt, et see on see koht, kus ma lülitan end ümber töölt koju ja kodust tööle. Et see ei pruugi ainult nagu negatiivne kaugus olla, et väga nõus, just see oli ka see põhjus, miks ma toona niimoodi otsustasin teha, sest et sul tegelikult meeldis tööle sõita, kui ta võis ise autoga ka sinna sõita vabalt, ei olnud mingit probleemi, aga vahepeal oli see, et kuule, ma viin su täna ära ja toon õhtul ära ka, et siis saan ise selle ümberlülituse aja, mis muidu oleks liiga lühikeseks jäänud. Et kui sulle teha tööpakkumist, siis võiks olla siuke 45 minutit sõitu? Tund 50. Selge, jäta meelde. Jah. Aga jah, ühesõnaga kõik need asjad, millest me oleme rääkinud, tuleks enda jaoks enne läbi mõelda juba, kui sa üldse kandideerima hakkad, eks ju. Jah, et mõned on seda learn by doing, eks ju, sa õpid selle kõige sees. Jah, nii saab, aga ma mõtlen seda, et ma olen oma tutvusringkonnas kunagi näinud ju, mis frustratsioonid ja pinged sellest kaasnevad, kui sul ei ole üldse seda ettevalmistust. Ja kui suur pettumus on, kui sa ei saavuta seda, mida sa lootsid saavutada ilma ettevalmistuseta. Et on ka neid, kes saavutavad, väga äge. Kuid ma tahaks nagu pakkuda võimalikult palju küsimusi ja ettevalmistusi selle mõttega, et siis ise oled rahulikum selle kõige protsessi keskel. Sa saad aru, mis on sinu jaoks tähtis, sest keegi teine ei saa seda sulle öelda. Ja see kasvatab iseloomu, see küpsus, mis sellega kaasneb, kui sa nagu saad aru, et et see ei olnudki mulle, kuigi nad esitasid mulle pakkumise, et see on ka hea tunne. Et kusjuures jumala hea point, jää ise endaks. Me oleme seda ka äritegevuses näinud, et kui sa pead nahast välja pugema, et seda klienti endale võita, siis see suhe ei saa olema kerge kuskilt otsast, et kui sa jäädki võitlema seda võitlust. Aga kui sa jääd ise endaks nii ennast müües kandideerides ja sa näed, et see ei tööta, no siis ära mine sinna tööle ja kõik on ju. Mul tuli kohe selline huvitav mõte, kui ma kuulasin siin, et kui sa hakkad ennast nagu analüüsima, mida sa tahad ja mis kõik see võib-olla isegi on iseendale seda raske teha. Võib-olla mõne sõbraga, kes tunneb sind hästi vanemaga, mõne tuttavaga, võib-olla istuda maha ja võttagi selline, see ei ole nüüd päris nagu coaching, aga siuke nagu võib-olla nagu coaching võtmes ikkagi, siis sa saad ise ennast võib-olla läbi kellegi silmade ja nagu kuulamise võib-olla paremini tundma õppida või? Kunagi oli see küsimus, et kuidas sõbrad sind kirjeldaksid töövestlustel ja minu arust see ei ole üldse halb küsimus. Lihtsalt kui sa ei ole kunagi oma sõpradega rääkinud ega küsinud, et milline sa oled, siis see on üsna raske küsimus, millele vastata. Aga tegelikult see on hea peegeldus, sest need on inimesed, kes on siin pikka aega näinud, kes sind tunnevad. Erinevas olukorras ka veel. Ja kusjuures see natukene haakub ka ühe mõttega, mis mul on juba mõnda aega peas olnud, et kas sa sisened alles tööturule, otsid oma esimest töökohta või sa oled pikka aega ühes kohas olnud ja tahaksid mingit muutust teha, seda, kuidas ma harjutan seda töövestluse olukorda. Et tegelikult see on oluline, eriti kui sa oled introvertsem inimene, siis on seda veel rohkem vaja, eks ju. Aga see ei ole lihtsalt see, et ma mõtlen läbi, mis ma siis teen, seda on vaja harjutada, treenida, konkreetselt leida mingisugune grupp enda ümber inimesi, kes on nõus seda sinuga koos rollimänguna läbi tegema kas või on ju. Ja ka siukseid teravamaid küsimusi vahele torkama, et läheb ka sellega kokku, et suhtle oma sõpradega sel teemal ja minge kas või siis nende rollimängudeni välja. Mõtle, kui sa võtame näiteks üliõpilase, kes on lõpetamas, tal on kursuses oma tutvused ja tegelased tekkinud ja neil kõigil võib olla üsna sarnane eesmärk saada kuskil tööle. Miks mitte seda koos teha, see hoiab aega kokku, sul on hunnik inimesi erinevate perspektiivide, erinevate mõtetega ja ka erinevate ootustega. Et tihti juhtub seal ka seda, et pannaksegi siis hoopis firma kokku ja tehakse ise. Ma ütlen, et Martin, aga äriidee, tee üks lauamäng noortele. Sul tuleb neid nii palju ettepanek, ma ei jõua vist ära kõiki teha, aga tõesti. Või siuke kaardimäng.
kus on need küsimused, on ju. töövestluse küsimused ja vahel mõned ka täiesti siuksed vindiga pallid. Ma mäletan, ma ükskord ühelt kolleegilt küsisin töövestlusel siukse, ta tegi parasjagu oli siukse proovitöö esitlus, on ju. Siis ma küsin täiesti suvalise koha pealt, aga miks sa nii tegid? Üldse mõtlemata, mis koha peal ma seda küsin. Temal tõmbas korraks vaiba alt ära, tundus hea mõte. Ja siis kogus ennast ja selgitas, miks ta nii tegi. See just see küsimuste tekitamine, keegi just ennem ütles ka mulle, et teeks lihtsalt mingisuguse pakikaarte samamoodi, et ja siis paneks ta PDF-ina üles tasuta inimestele ja laske käia, võtke ja katsetage, et võib-olla see on nüüd järgmine peale videote filmimist. Väga hea. Siis Jaanika, sa oled pannud kirja mõtte praktikaga seoses, aga ma näen, et siin on üks teine nimi hoopis juures. Kuidas sinu mõtted praktikaga seoses on? Kas praktikal tasub käia? Jaa. Kas tasuta praktikal tasub ka käia? Ma ütlen jaa. Mina ei ole saanud kõikide oma tööde eest raha ja ma juhtides suurt ettevõtet, personaliettevõtet, ma tegin kõige rõõmsamalt tasuta tööd. Ja mulle endale meeldib ja kui ma isegi värbasin kuskil teistesse ettevõtetesse, siis väga tihti, et ma saaksin aru, mida ma hakkan värbama, läksin ma ise kohale ja kui mul anti võimalus proovida 9 meetrit lae all mingit pakki otsida, siis ma alati ütlesin let's go. Mulle meeldib teha asju ja ma usun, et see ei ole tegelikult tasuta, ma saan kogemuse, ma saan networking ut siit, ma saan teadmisi iseenda kohta. Nii et lõppkokkuvõttes, kas siis oli tasuta või mitte. Kuigi ma alles kirjutasin kodutööst, mida ma arvasin, et ei tohiks olla tasuta ja ma arvan, et inspektsioon võiks neid asju natukene rohkem vaadata, siis ma nagu praktika osas ma arvan, et see võiks olla nagu ka tasuta võimalik. Okei. Selle proovitöö ülesande tasuta või mitte koha pealt on muidugi see, et mis selle sisu on, kas selle sisu on võrrelda kandidaate või selle sisu on midagi ära teha? Ja ma arvan isiklikult, et Eestis on selle sisu väga tihti teha midagi ära kandidaatide proovide või kodutöö najalt. Autoriõigused jäävad ettevõttele, keegi seda tunnistada ei saa ja ma tegin ühe küsitluse, inimesed kulutavad meeletult aega kodutööks. Et siinkohal ma arvan, et siin tuleks nagu mõelda, kas tegemist on proovipäevaga, et praktikant õpib spetsialisti meistri käest. Kandideerimisel kodutööd tehes on ja me loome mingi väärtuse, mis on ekspert loob väärtuse, see on sama, mis on proovitöö. Nii et ma arvan, et need kaks asja ma tegelikult isegi ei olegi vastuolus, need on erinevad asjad, on ju, et praktikandina ma tegelikult arvan, et see praktikant saab väärtust. Martin on siukse muiakuga, tahad midagi täiendada või? Mul oli mingi võib-olla pool aastat tagasi võimalus rääkida erinevate haridusasutustega, kutsekoolidega ja siis praktikat tuli ka teemaks väga tugevalt. Ja ma tean, et mul on valdavalt see arvamus, praktika eest tuleks maksta. See on töö, see on vastastikune väärtusloome, et jah, ta saab praktika käigus juhendaja nõustamiste, oskusi ja kõike muud, kuid ta loob ka oma mingi töö tulemust, tööprodukt, mille eest peaks tööandja maksma. Et ainuke koht, kus ma nagu läksin pehmeks, oli see, kui ma rääkisin mõndade kutsekoolide ja siis ka tegelikult kõrgkoolidega, oli see, et kui sul on inimesed, kes ei saa lõpetada seetõttu, et tasustatud praktikad on otsas, ettevõtetel ei ole võimalus, siis ma tegelikult nagu leebusin. Et loomulikult ma ütlesin ülikooli, et tehke niimoodi, et sellepärast lõpetamata ja et see tundub lihtsalt nagu iganenud printsiip. Kuid et siis kui tööandja, kui mul tõesti ei ole vapasid vahendeid, aga ma leian sulle selle arvuti, ma leian sulle selle juhendaja, ma lihtsalt ei saa tasustada, see oleks tasustamata praktika ja see tagab sellele üliõpilase näiteks või kutsekooli õpilasele lõpetamise, seal ma leebusin. Aga Martin, see on ju tegelikult, see sama näide viimasest ettevõtte näidest, see on ju ettevõttel kulu, keegi peab tegema ekstra tööd selleks. Et ma olen suga selles suhtes päri, et kui on võimalik saada praktika eest raha, kõige parem variant. Aga tegelikult, kui ettevõte niigi tuleb välja, et ma leian selle, et me õpetame teid,
ma leian vahendid, ma leian aja ja kellegi meistri ekstra töö lükkub võib-olla edasi, siis tegelikult ma arvan, et sama, ma olen ikkagi sama. Teises kastmes, kuid ma nõustun, et need on ka vahendid, lihtsalt kui igati võimalik, siis võiks olla tasustatud. Muidugi võiks, meil kõik maksab, et aga jah, et sellepärast ei tohiks see tegemata jätta. Küsin teilt siukse intrigeeriva küsimuse. Kas me võime minna edasi kuulaja küsimuste juurde või tahaks veel millegagi seda praegu vahekokkuvõtet teha? Mul on ainult võib-olla see väike tsitaat kõikidele inimestel, kes võib-olla siis oma esimest töökohta otsivad, et ainuke takistus oled sina ise. Et täna ju ongi öeldud palju küsimusi, millel meie ei ole vastuseid jaganud, me oleme võib-olla oma perspektiive jaganud, kui me ei ole tingimata vastuseid andnud. Ja seda just selle mõttega, et me ei saagi öelda teile, mis on teie jaoks õige, kuid me saame anda natuke suunda kätte, kuidas te saate ise leida selle enda õige ülesse. Et mina ei usu, et selles punktis ma ei usu otseteedesse. Seega tehke see töö ära, leidke need kodus, tehke see koolitöö, kodutöö ära vastu tööandjat ja siis pange paika, mis on teie jaoks oluline, mille alusel te otsustate, kas te lähete või ei lähe ja siis ma usun, et kui mitte esimene kord, siis te vähemalt teate, miks te kuhugi lähete või ei lähe. Ja ma siinkohal nõustun Martiniga, ma usun ka, et hea eeltöö on pool võitu. Seda nii värbamises, müügis kui kandideerimises. Kui kandidaate on 200... Tead, siinkohal on üks siuke kerge huumor, et ühes ettevõttes kandideeris ka finantsosakonda, ütleme, et siuke 200 CV-d ja siis kõik juhtkond oli koos ja vaatas siis neid läbi ja mõtles, kuidas nad jõuavad. Ettevõtte juht tuli sinna, võttis pool pakki, lasi hundist läbi ja ütles, et pole mõtet palgata inimest, kellel ei ole õnne. Ja kui tahad ise enda õnne teha, siis kui kõik saadavad e-maile ja kõike muud, äkki mine jaluta ettevõttest läbi ja räägi sekretäriga, et ma kandideerisin, kas oleks võimalik veel või midagi teha. No, metafoorselt tõuse laua peale püsti ja eristu. Ja kui keegi tuleks ukse taha, ta automaatselt liiguks esimeseks. Kusjuures ma olen tulles korra tagasi selle praktika juurde, ma olen 2 korda elus teinud juhina sellise otsuse, et inimene kandideerib praktikale ja ma pärast kodutööd ja vestlust ja kõike ütlen, et kuule, sorry, ma ei võta sind praktikale, ma võtan sul kohe tööle, et lihtsalt liiga hea kandidaat. Jälle, eristub ja kusjuures mõlemad minu meelest kandideerisid niimoodi tühja koha pealt, et kas praktikale saaks tulla. Ja meil juhtumisi oli võimalik uus töökoht luua sinna. No küsija sa saad. No just, ja sa oled selles mõttes, sa eristud kohe, et sa ei ole massiga koos. Kui sa kandideerid töökuulutuse peale, siis sa oled osa sellest massist ja siis sul peab õnne olema. Mis võib-olla veel minu meelest on äge ja ma olen kuulnud, et noored on ise oma initsiatiivil teinud, on need videokaaskirjad. Et sa saadad CV ära ja sa teed lühikese video ja ise endast võib-olla räägid nagu juurde ja minul on see mõjunud hästi, ma kohe saan aru inimese energiast, kus ta sobib, kus ta ei sobi, see ekstra effort, mulle tegelikult väga nagu meeldib endale ja ma ei tea, ma usun, et tuleb ka olla loov ja leidlik. Ja nüüd on see, et kui oleks 200 kandidaati, ma mõtlesin korra, kas ma juhina tahaks need 200 videot läbi vaadata, kui kõik otsustavad eristuda läbi selle, et nad teevad video, no siis nad ei eristus, nad tegelikult muutuvad massis. Kusjuures üks asi veel, see sama jää ise endaks või eristu või mis iganes, et ma olen näinud olukorda, kus keegi, 2 kandidaati 3, kes lõppvooru jäid, olid teinud värvilise CV ja ühel oli vist isegi suurem värviline pilt seal CV peal, jälle eristub, eks ju. Aga sellesse tiimi, kuhu parasjagu värvati, selle peale vaadati, et miks ta eputis on, et siin suure värvilise pildi endast on pannud. Ei, sellist me ei taha. Või väikse nipi anda. Kui mina kandideeriks kindlasse ettevõttesse, siis mina teeks oma CV-l väikesed need vahejooned selle ettevõtte logotoonidesse. Ja see on alateadlik siuke väike nagu trikk, et ettevõtte nagu seal on muidugi palju veel, mida saab kasutada. Brändi CV ette ja hakkad vaatama, mis värvid asjad kasutuses. See on juba kõrgem pilotaaž. Nii, läheme kuulaja küsimuste juurde. Kui sa loed kellegi CV-d, kas seal võib olla mingi selline asi, mille peale sa kohe selle kõrvale tõstad ja lähed järgmise juurde edasi? Ja mis see on?
mul üks enda kiiks, ma tean, et on kirjavead. Et ütleme, et see sõltub, eks ju, ka ametist ja positsioonist, kuid see on su esimene tutvustus siis sellele tööandjale. Ja kui ütleme, et siuke üks CV peale, ma arvan, ma oleks nagu juhtub ka parimatele, eks ju, aga kui seal on juba, sa oled juba üle 10 jõudnud, siis mingil hetkel sa tahad aru saada, et et kas see ongi nii kiirelt kokku pandud, et see ei ole tema jaoks oluline huvitav. Ja selles mõttes see loob esmamulje mingil alateadlikul tasandil ja vahetevahel väga otsekoheselt, et kui see energiat nii vähe on sinna sisse läinud, siis see annab mingisuguse signaali. Mul on olnud ükskord juhtum, kus kaaskirjas oli vale ettevõtte nimi alguses pöördumises. Läks kõrvale. No mina sinu asemel oleks seda kõrvale jätnud. Ei no ma lugesin enne CV ka läbi ja ta nagu ei eristunud, et siis oli nagu jah, natukene oli huvi küll, et mis siin juhtus. Mul just tundus, et ta ju eristus vaatas kõikides kandidaatides, sest praegalt oli ainukesena öeldud sulle. Aga jah, tõsi. Minul ei ole ühtegi sellist asja. Mulle meeldib CV-si lugeda. Mul ei, kõik need asjad, mis võib-olla CV on sisutu, korrapäratu, minu meelest visuaalselt ei ole loogiliselt vormistatud. Ma loen neid juba huvist, iseendale igasuguseid note ja märkmeid ma saan sellest teha, nii et mul ei ole ühtegi sellist asja, mille pärast ma CV panen kõrvale ja. See minu näide oli see, ma mingil hetkel ütlesin LinkedInis ka seda, mis oli nagu top. Ja miks ma seda kirjava näidet toon on lihtsalt see, et ma tean, et mind see isiklikult häirib, ma ei ole mitte ühtegi muidugi kandidaati sellepärast välistanud nüüd 15 aasta jooksul, et siis nagu mingit julgust ja enesekindlust anda nendele, kes eksivad, sest eksime me kõik, kuid ma tean väga palju, kes teevad seda ja Eestis. Ehk siis selline esimene muljeavaldus, kui see on ikkagi niimoodi, et sul on 10 CV-d, 9 on selles mõttes korrapärased ja kõik on viisakas ja 1 on nagu täiesti nagu eile õhtul 15 minutiga kokku kirjutatud, siis see võib tähendada, et see on see, et ei ole õnne. Ma olen natukene konteksti juurde, et kuna ma olen viimasel ajal väga palju värvanud just nimelt tarkvaratestijaid ja tookord ka, et see on nagu selline asi, mis testijale ei tohi läbi lipsata, et vale ettevõtte nimi on kuskil näiteks veebis on ju üleval, et see on see, mida me otsime. Aga ma tahtsin, Martin, kui see töökoht ei oleks kirjutamisega mitte kuidagi seotud. Kas sa siis kaaluksid seda, et sa otsid võib-olla mingit loovkohal inimest, kus ei ole kirjutamist või seda oskust üldse vaja? Või sa siis ikkagi tunned, et see mõjutaks? Õnneks on see kõige lihtsam vastus on finantsistidelt õppisin ammu juba ära. Kõik oleneb. Et siin et ka kuulaja seisukohalt, et ühel kohal võib see olla see, mis sind elimineerib, teisel kohal võib-olla sa eristud. Et alati, kui keegi ütleb mulle mingi dogma või mingi absoluutse tõe, siis ma alati küsin, et see ei saa olla ja niimoodi. Et see sama, miks ma arvasin, et mõnel juhul see võib elimineerida, sõltub, kes on selle parasjagu kas personalitöötaja, see juht, mis koolkonnast ta tuleb. Nii et nii palju proofreading ära teha, et vaadata, et seal midagi tobedat sisse ei satuks. See, kes loeb CV-d, nende aju loeb, kas sa oled numbrit inimene, mida sa märkad, et üks ideaalne CV saab psühholoogiliselt mõjutada ülipalju. Üks hea CV on nagu see reklaamipaus, mida me alati paneme edasi kerima. Sellepärast, et 4 psühholoogilist aspekti on sees, siis suure tõenäosusega sa saad läbi sealt. Vaat nii. Järgmine küsimus on selline, millest me juba tegelikult rääkisime. Et kuidas paika panna palganumber või tunni hind ja kuidas, ja tegelikult siin on veel teine pool, kuidas pidada palga läbirääkimisi. Siinkohal mina olen see jälle ettevalmistuse usku. Vaata, me rääkisime korraks väärtusest, eks ju, et mida ma oma väärtusega ettevõttele loon. Väga raske on seda väärtust hinnata, kui sa ei saa aru, kuidas sinu töötegevus muudab ettevõtte tulemust või mis osa sinu tulemus on selles kogu pildist, eks ju. Et kui sa tead seda, siis on palju lihtsam. Siis tekib ka see kõrvutuselement. Ma olen väga usun, et isikud, eriti kui sa räägid juba spetsialist, tippspetsialist ja kõik edasi, nad on isikupõhised töötasemed, et see ei ole enam niimoodi, et sinu sektori keskmine on see, me maksame su sektori keskmist, aga et kui ei ole tegemist sektori keskmise inimesega, siis sa ei saa talle maksta seda, sest keegi teine on oluliselt rohkem nõus maksma.
ehk ettevalmistus, saa aru, miks sa väärid rohkem raha, mitte miks sa tahad rohkem raha, need on 2 erinevat asja. Et tahtmisi on meil väga palju ja meil vastutusi ja ma ei tea, kohustusi on ka isiklikud. Aga see ei ole tööandja jaoks argument suurtel enamusjuhtudel, kus mul tekkis mingi kohustus juurde, mul on vaja selleks palka juurde. See võib olla tõsi emotsionaalselt, kuid sisu mõttes tööandja annab sulle palka juurde, kui keskkond muutub, tasemed turul muutuvad, kui sinu väärtus ettevõttele, mis sa lood, muutub. Ehk saa aru, kuidas sa väärtus lood, kui sa saad sellest aru, siis on võimalik rääkida. Ja mu üks lemmik vist oli see, kus on, et ma olen praegu sellel tasemel, et mida ma peaksin oma oskustes muutma, et jõuda sellel tasemele, mis on, ma ei tea, 500 eurot, 300 eurot, 200 eurot rohkem. Et see on hea küsimus, kus sa paned kogu selle tõestuse tööandja poole. Et ütle sina mulle, mis ma pean tegema, et olla järgmisel tasemel. Mis ta ütleb, ma ei tea praegu. Ja no kui mina töötan kuskil ettevõttest, ma tahaks palka juurde, siis ma ütleksin, et näed, ma teen selle asja, selle sammu, selle tõenäosus ettevõtte kasvuks, rahaliseks kasvuks on see number või see protsent. Ja see on ka ju selge argument, analüütiline, ma võiks ju osata öelda, et toon selle projekti sisse, see projekt toob sellist kasumit ja sealt tuletada või võib-olla tööandjale anda mingi parem sisend, miks ma olen seda palgatõusu nüüd väärt, on ju, sest ma toon ka suurema osa oma tööga võib-olla käivet sisse. Mul tekib siin nagu see küsimus, et kui töötaja juba sellisel tasemel suudab selle ära põhjendada, et miks ta siis ei peaks lihtsalt ettevõtja olema? Ma ei usu, et kõik inimesed tahavad ettevõtja olla, see ei ole alati boonus, seal on väljakutseid ka. Ja see on turvalisem keskkond teha natuke sarnaseid asju kui ettevõtluses. No ettevõtluses mõtle, et kui sa ettevõtjana oled turundaja, siis sa oled veel müük, personalijuht, ettevõttejuht, võib-olla ka koristaja, palju muud veel, et kui palju sa siis ühe ameti peal palka saad? Kas sa saad rohkem või vähem? Siis järgmine küsimus. Kuidas veenvalt põhjendada, et tööandja peaks just sinu valima? Tööandja peaks nüüd kas see on siis, kui inimene on juba töövestlusel? Jah. Ma ikkagi ütlen, et jää iseendaks, räägi seda, mida sa päriselt usud, värbaja rollis olles ma näen, kui inimene on kirglik. Kui me hakkame rääkima milleski, mis on meie kirg või meile väga meeldib, on see tööalane või mitte, me hakkame kätega kaasa andma emotsiooni. Sa saad lugeda inimesest väga hästi ära, et ta räägib mulle vastu sellest töökohast, see on tema passion, see on see, mida ta tahab teha, ta tooks väärtust lauale, see müüb juba iseenesest. Kõik need žestid, võib-olla selline väga tihti inimesed müüvad end üle, see on üks kindlasti siukene punane lipp, mida panna tähele. Ja selline sõbralikkus, keegi ei taha oma meeskonda või kui mina olen töövestlusel ja minu vastus on inimene, kes ei ole positiivne ja sõbralik, siis ma võib-olla alateadlikult olen ka sellest mõjutatud, et kui inimene on sõbralik, toob energiat, see hea energia tuleb, ma saan aru, et tal on ettevõttele anda teadmised ja oskused, siis ma olen mõjutatud sellest, on ju. Tuli võib-olla üks küsimus veel meelde, et võib-olla uuri siis, kas see, kes intervjuud teeb või kui mitu siis mitme käest, et miks nemad seal töötavad. Ja mis on üks asi, mida nad muudaksid seal tööd tehes. Kui sa tahad nagu väga julge olla, see viimane on, sõltub nüüd sellest, et üks ühele võib-olla inimene on nõus natuke jagama. Lihtsalt kui on mitu intervjueerijat, võib-olla see on nii sügav küsimus, et või siis elevator pitch mulle 30 sekundit, miks ma peaksin siia tulema tööle. Kusjuures ühed pöörase teistpidi, mitte, et miks mina sobin siia, vaid et miks ma peaks just siia tulema. Ma ütlen, et domineerimisel on õhuke jää töövestluses muidugi, sest et see võib näidata, et sa oled ka dominantne tiimis ja kui see koht on alluv, siis võib näidata, et sa ei pruugi ülesannete või juhiga väga hästi nagu suhestuda. Et siin on siuke õhuke jää, et tuleb kindlasti tunnetada ja lugeda ruumi. Kui sa tunnetad seda täpselt, mida Jaanika ütles, siis küsi seda, miks sul meeldib siin töötada. Ja, tee sõbralikuks sõnastus. See ruumi lugemine, see on kusjuures
ülioluline, on olnud ka vestluste käigus selliseid momente, kus kandidaat tõenäoliselt lihtsalt närvist või ühel hetkel nagu saab oma närvist üle, hakkab ennast liiga vabalt tundma ja siis ütleb midagi sellist välja, mille peale kõik teised on nagu ei. et see ruumi lugemisoskus, ma ei tea, mismoodi seda treenida või kus seda õpetatakse, aga see on ülioluline ka töövestlusel. Aga just tegelikult ma olen väga nõus sellega, et jää iseendaks, et ära, kui sa üritad hämada või manipuleerida, veel hullem on ju sellega, kes sind parasjagu intervjueerib, see paistab läbi, ja kui see ei paista läbi, siis on veel hullem, kui sa oled meistermanipulaator, siis pärast läheb raskeks. Mõtlen nüüd selle peale, et on inimesi, kes on seda teinud, eks ju, ära kasutanud, proovinud näida teistsugusena, kui nad tegelikult on. Seda maski pead sa nüüd ülejäänud ajaga kandma. Kogu selle töösuhte aja. Kogu selle töösuhte, et ma 100% toetan seda ja iseendaks, mis iganes kujul. Ja kui neile ei sobi see, kes sa oled, on keegi teine, kellel sobib, eks ju. Tegelikult töövestlusel sa ikkagi tunnetad ära selle inimese olemuse. Mina küll, et kui sa natuke õpid mikroexpressionit lugema, vaatama, kuhu ta vaatab, mis vastuseid sa peidad pisteliselt sinna teisi küsimusi vahele, et vaadata, kas ta räägib tõtt või mitte, et sa on nii palju aru saada, et limiteerida ära see, et kas inimene sobib või sobi. Ja tegelikult ka töötaja saab lugeda tööandja kehakeelest päris palju informatsiooni välja, kui ta küsib mingi küsimuse ja vaadata, kuidas tööandja vastab ja milline on tema kehakeel selle vastusega. See juhatab praegu väga hästi sisse järgmised lausa 2, võib-olla isegi 3 küsimust. Kui palju mõjutab ebakindlus või närvisolek töövestlusel, eks ju, muljet kandidaadist ja teine, et mis jääb töövestlusel kõige rohkem silma ja siis 3 on, et kuidas vestlusel massist erineda või silma paista. Kuidas mõjutab siis närvisolek? Ma ise kipun mõtlema ikkagi seda, et kuhu ma integreerin kedagi ja annan aru ka sellest, et mis kogemusega ta sisse tuleb ja kui kriitiline ma pean nüüd selles hetkes olema, sest ma ise usun, et tööandja vastutuse roll on ka teha see intervjuu keskkond mugavaks ja kutsuvaks kandidaadile. Ehk siis, et ta saaks olla mugavalt, sest põhimõtteliselt eriti kui sul on veel, võtame paneelvestlus ja kui see oleks nüüd see noor inimene, kus 4 inimest on tööandja poolt sul vastas, et äkki see on liiga palju esimese vestluse jaoks, et äkki teeks 1 ühele või maks 2 ühele. Ehk ma olen näinud ja selle vastu nagu aitabki see, et kui sa võtad seda pinget maha, seletad, mis on selle vestluse eesmärk ja mida sina tahad nagu tööandja vaates saavutada ja proovid selle vestluse käima tõmmata, sest mäletan, meil oli vestlused 1-1,5 sõltuvalt positsioonidest ja just selle mõttega, et mõni ütles, me teeme alati 15-30 minutit, mõtlesin, aga 15-30 minutit on väga lühike aeg, sõltuvalt sellest, mis see roll on ja kus see ettevõte ka parasjagu on, et tööandja tekitada seda keskkonda, kui kandidaat on närviline, sa võid proovida küsida seda, selles mõttes, et selgitada, et see on okei, kui sul on ärevust näiteks selle positsiooni suhtes, et normaliseerida seda ja selgitada, miks sina tema ees oled ja miks sa ta valinud oled, et kinnistada vähemalt seda, et ta on juba kuskile jõudnud. Ma just üsna hiljuti seletasin ühe inimesele, et ta sai vestlusele ja siis ta ei olnud uhke selle üle. Ja siis ma seletasin, et tänases tööolukorras, kui sind juba kutsutakse vestlusele, see on saavutus ja sa peaksid selle üle uhke olema sõltumata, kas sa saad selle töökoha või mitte. Ehk siis võib-olla ka endale meelde tuletada, et nad kutsusid mind siis, kui nad oleks võinud mind mitte kutsuda. Et see kindlasti ei garanteeri, et su ärevus nagu alla tuleb, kuid vahetevahel on endale ka väga nagu patsutust anda selle saavutusele, mis sa oled nagu teinud ja sina oled teinud ja sa oled jõudnud sinna ja võib-olla see kedagi aitab. No anna endast parim jah, et sellega ma olen väga nõus, et tegelikult kogu selle pinge saab maha võtta tööandja. Juba esimesest hetkest, kui inimene tuleb sisse, suru kätt, naerata, anna talle teada, kui ta saab oma asjad panna, paku kohvi, teed, vett. Mida minul endale näiteks meeldib teha, et inimene ise tuleb sinuga koos, teeb endale kohvi seal köögis või valab endale vett. Ise, kui sa oled selle vee laua peale pannud, vala endale ja lase tal ise valada. Kui ta tunneb ennast juba väikestel liigutustel läbi kodusemalt, ta avab ennast rohkem, on ju.
ja kui sa tunned ka ära selle, et ta on närvis, just see, mida Martin ütles, kinnita, et see on täiesti normaalne olukord. Mõistan, et võib-olla on pinge, inimene võib-olla jooksis ühes kohas kiiresti sinna, et räägi pigem talle mugavamatel teemadel temast endast, tee mõni kompliment, vaata midagi tema CV-s võib-olla, mis rohkem paistab silma, see võtab tegelikult nii palju seda pinget maha, inimene tunneb taas, ma saan sisse välja hingata, ma olen tubli, ma nüüd räägin iseendast. Siin nõuanded tulid rohkem, eks ju, värbavale poolele lauda. Ma arvan, et siin saab tema rohkem teha. Aga ma olen nõus jah, et ma ise ka olen märganud intervjuudel, kui samamoodi tegime paneelintervjuusid ja seal oli mitu spetsialisti vastas ja me kuidagi ka õppisime ikkagi selle käigus seda ruumi lugema mingis mõttes ja või kandidaati lugema ja looma seda õhkkonda, et chill, me oleme kõik siin lihtsalt, et vestelda, et oleme rahulikult. Jätame selle kaalukausi natuke ikkagi tööandja poole kaldu, et kui me räägime just sellise, et sa kandideerid, see on su esimesed kandideerimised ja tööandja, kes on ilmselt kandidaate näinud hulganisti rohkem, et kandideerija, mõtle, mis sa saaksid teha, et ennast üldse rahulikuks ja nagu valmistada ja ole uhke sellele, et sa oled sinna saanud. Tööandja pea ka meeles, et millal sina oma esimesel vestlusel käisid ja mis see tunne võis olla, mis see pinge võis olla, et jätaks selle natuke tööandja poole kaldu. Väga hästi öeldud. Siis järgmine küsimus, siuke põnevam või jah. Kas vaimne tervis mõjutab tööle võtmist? See on nii sügav küsimus. Vaimne tervis, ma ei tea, kuidas mõtled, vaimne tervis mõjutab meid kõiki, see mõjutab juhte, töötajaid erinevates situatsioonides. Ja kuidas ta tööle võtmist mõjutab? Kuidas sa sellest teada üldse saad? Oleks võib-olla mu esimene follow-up küsimus. Et lihtsalt tihtipeale, kui meil endal on vaimse tervisega mingid raskused, siis see paistab välja ja see ei pruugi üldse tööandjale paista välja sellega, et sul on vaimne tervis, ta lihtsalt näeb võib-olla mingit tagajärgi ja tulemeid sellele. Et minul siin nagu head vastust ei ole, ma väidan, et kõik me peaksime oma vaimse tervise kui ka füüsilise tervisega tegelema, sest seda meil kogu eluks on vaja. Kuid kas mõjutab või mõjuta, ma pigem olen enda peas suudan ette manada situatsioone, kus töö keskel mõjutab ja sellega tuleb tegeleda. Vähem niimoodi siis, kui sa alles tööle nagu tuled. Sest lihtsalt see äratundmine, need märkamised ei ole nii intuitiivsed ja see võib-olla võimekus, kui sa ei ole just nagu selle hariduse ja õppega inimene, on vähem tõenäoline, et sa märkad seda. Töövestlusel pigem ikkagi võiks märgata seda. Ma arvan, et tööle saamist see ei mõjuta samuti. Aga ma ütlen, et praktikas alles hiljuti oli üks lugu, kus inimene vaevles näiteks migreeni käes ja talle sobib töötada lihtsalt õhtustel aegadel, sest et migreeni peavalud on temal praktikas olnud hommikuti ja tegelikult, kui seda oleks tööandja teadnud, siis ka neid töid on, mis hakkavad peale lõunat või hilisemal ajal, et ma saan aru, et igasugune tervise küsimus on eraeluline küsimus, aga tööandjale mingi sisend andes, kui see niimoodi võib mõjutada sinu töö tulemusi või töö tegemist, anna tööandjale sisend selleks või vali ise see endale võib-olla ka vaimse tervisega sobivam töö. Ja kui mina näiteks oleks väga ärev, siis ma tõenäoliselt ei tahaks võib-olla töötada klienditeenindajana. Ma valiksin võib-olla väiksema meeskonna, mingid väikesed asjad, mida saad ise jälgida. Sest ma arvan, et see, kus ma ise nagu riski mõtlemisega oleks ka, et võib-olla selle info andmine sõltub tööandjast ka. Ja ma tahaks nagu Jaanikaga täiesti 100% nõustuda, aga ma ei suuda, sest ma ei ole kindel, et kõik inimesed kasutaksid seda informatsiooni õiglaselt. Sest see on nagu nii subjektiivne ja inimeste kogemustest sõltuv ja mõni tööandja ütleks seda, et väga hea, et sa oled avatud ja ma oskan sellega arvestada ja mõni teine võib-olla elimineeriks. Ja mul ei ole ühtegi konkreetset näidet pakkuda, lihtsalt ma usun, et alati on see diakotoomia, et sul mõlemal pool võib eksisteerida. Aga siin jällegi see, et kui see tööandja sind elimineeriks, siis tõenäoliselt ei oleks ka see töösuhe väga kerge, kui siis saaks seal nagu nii takistuseks. Et jälle. Mis on kõige levinum viga, mida töövestlustel tehakse?
kõige levinum, see nagu statistika, aga ütleme, mis endale kohe meelde tuleb? Mulle väga huvitavaid lugusid on olnud, kes on vanematega tulnud vestlusele. Ema on kaasas, ma ütlen ausalt, ei kutsu palkama inimest, kes tuleb töövestlusele lapsevanemaga, sest et tööl käimine ei ole nagu põhikoolis käimine, kus sa oled sunnitud minema vaata. Aga ta oli täisealine? Ja täisealine ja kõik hästi tervisega, lihtsalt ema siis tahtis, et läheks tööle see meesterahvas. Mul on ka olnud selliseid töövestlusi, kus töövestluse lõpus ma saan aru, et inimene ei sobi, ma annangi talle teada, et ma soovitan talle vaadata seda poolt või lisada seda oma CV-le või täiendada ennast. Ja ta on väga ärritunult öelnud mulle, et ma pean nüüd tema lapse vanemale selgitama, miks ta tööle ei saanud. Ma muidugi küll soovitasin tal seda ise teha, aga jaa, mingid sellised lugusid mul on ikkagi väga palju, kus ma saan aru, et kus see asi ei saa edasi minna. Ja mina kindlasti järgmises olukorras mul oleks väga raske teist võimalust anda sellistele lugudele, mis mul on olnud. Mul on pigem kohe kiirelt tulevad meelde need näited, kus mul vastaspool ei ilmu kohale või ilmub hilinemisega. Et sõnum, kõne, mis iganes vormis, sellepärast, et olukorras, kus tööandja on selleks aja andnud sulle, te olete omavahel kokku leppinud ja ma mõistan, et elu juhtub. Et see pool mind ei häiri, kui keegi hilineb, aga ta on öelnud, et ma ei tea, vahet ei ole, kas auto läks katki, arsti aeg tuli vahele, mis iganes selle, aga see mingisugune seletus on vastastikune lugupidamine. Aga kui sa tuleb pool tundi hiljem kohale ja siis ütled, et ta tahad ikka täisvestlust teha, arvestamata, et mul on võib-olla järgmised töövestlused, järgmised kohtumised. Et ma isegi nimetaks seda võib-olla austuseks, on lihtsalt ongi lugupidamine. Et sa saad aru, et sa oled positsioonis, kus sa otsid midagi, sul on tekkinud vastaspool, kes on huvitatud vähemalt sulle pakkuma võib-olla seda, mida sa otsid. Et siis püüa meeles pidada, et see on nagu vabatahtlik, et ta on sind kutsunud, et see ei ole kohustus, eks ju. Et alati saab ei öelda. Ja see on ka osa sellest kodutööst, on ju, et otsi need kontaktandmed üles, et kui sa oled teel sinna vestlusele, siis sa saad anda märku, kui midagi juhtub. Öeldakse ka, et 15 minutit pluss miinus on selline maksimaalne viisakuse piir. 30 minutit enne on ka tegelikult juba punane lipp, et kui inimene tuleb 30 minutit enne vestlusele, siis tegelikult see on ebaviisakuse märk, sellepärast et ta sõidab sellega sinu tööaega sisse, planeerimata aega. Ja mul praegu meenus üks asi veel, kus mul ühel tippjuhi vestlusel inimene väga emotsionaalselt nuttis mitmed vestluste küsimuste peale ja mitte seoselt minust, aga tema karjääri teekonnast rääkides, see oli ka punane lipp minu jaoks, aga mitte sellepärast, et inimene ise oleks kehv olnud, lihtsalt ta on oma praegusel või see tollel hetke töökohal liiga ära nagu kulutatud, läbi põlend ja sellise emotsionaalse koormaga ei saa uude ettevõttesse minna, et tuleks võtta aeg maha, taastuda ja siis minna uude ettevõttesse. See on üks äge küsimus. Kuidas rääkida enda tugevustest nii, et sa üle ei reklaami ja endast liiga edevat muljet ei jätta? Statistiliselt inimesed ei jõuagi sinna edevuseni faasini, nii palju kui ma olen oma valdkonnas inimesi näinud, pigem on alalhoidlikud ja üldse ei taha ennast tunnustada, et nad on midagi ägedat ära teinud. Muidugi mida kõrgemal lähed, seda rohkem nad seda oskavad. Mulle meeldivad inimesed, kes räägivad, mis oli nende roll ja mis oli tiimi roll, eriti kui tegevus ei ole ainult ühe isiku poolt tehtud. Ehk nad annavad aru, et kuidas nemad aitasid millegil kaasa ja mis nad tervikuna siis sellega saavutasid, et sa suudad identifitseerida, mis oli sinu osa ja mis oli teiste osa. Mingil määral enesekindlust võiks eksisteerida, kui sa tunned, et see sinul oli oluline panus sellesse. Seda on ülemüümisena tuleb seda siis, kui sinu panus oli väike, aga sa räägid selle suureks. Kalamäe jutud. Jah, ma olen näinud ikkagi neid lugusid ka, kus ma lihtsalt pean vahele segama ja ütlema, et see kõlab väga ägedalt, mis sa räägid, aga kuidas see võimalik oli. Ja siis inimene läheb nii lukku, et ta saab aru, et ma küsin talt selle pärast, et see kõlas nii uskumatuna, et ta kõik seda üksi tegi ja olles nagu mingisuguse kogemuse taustaga inimene, et siis, et
räägi, mis oli sinu roll, mis see sind õpetas, mis oskuseid see arendas, siis see ei ole ülemüümine. Siis see on seletus sellele, miks sa usud, et see väärtus on oluline, miks tööandja peaks sellest teadma. Ülemüük tekib siis, kui sa püüad nagu seda ilustada suuremaks, kui see on. Et aga enesekindlus on jätkuvalt oluline, et kui sa usud, et see oli oluline panus, siis räägigi, et see oli oluline panus. Kui sa ei usu sellesse, siis äkki seda näidet ei kasuta midagi muud. Jah, ma lisada ei oskagi rohkem midagi, et ma arvan, et me kõik oleme neid tüüpilisi müügimehi näinud, kelles me tahaks nagu pöörata ringi, et see aeg on ebasobiv. Kui sa sinna tasemele ikkagi jõuad, siis see on ülemüük. Jah. Kuidas motivatsioonikirjas või kaaskirjas kõige paremini silma jääda? See on nagu natuke naljaga, aga kui AI selle sinu eest ära kirjutab ja neid on AI kirjutatud kirju on rohkem kui ühelt kandidaadilt, siis see kindlasti ei aita. Nali, aga tõsi ka, ma olen mingites eluolukordades pidanud lugema väga massiliselt AI kirjutatud motivatsioonikirju. Me oleme sellest rääkinud ja see võib-olla kõlab juba kordusena, aga igasugune kordus on hea. Ja kui sa jääd iseendaks, et päriselt see roll kõnetab ja sa räägid läbi enda, miks see sind kõnetab, miks sa usud, et sa saaksid sellest kasu, miks sa arvad, et tööandja saaks sellest kasu. Need, mis on autentsed läbi iseenda kirjutatud, need jäävad meelde. Nad ei pea olema kõige unikaalsemate näidetega, aga sa tunned ära, kui inimene on nagu võtnud aja ja kirjutanud selle. Kui ta on copy-paste inud seda umbes mitmele ettevõtjale, siis saad aru, sellel puudub see omapära, see ei ole keskendunud ei selle rollile ega sellele ettevõttele, et see kõik võtab aega, ma saan aru, ja väga äge tundub, et see 100 tükki massiliselt ettevõtted laiale ja siis üllatud, miks 99 ütlevad kõik ei ja üks võib-olla ütles, kutsub sind vestlusele. Et võib-olla sihtidega alustada alguses, et ära pane endale ka nii palju pinget, et valigi mõned välja, so what saad ei, aga äkki saad tagasisidet, äkki see on midagi, millest saad õppida, kuigi ma arvan, et võib-olla kuuled ka midagi. Alusta väikeste eksperimentidega, ära mine kohe suurele skaalale on ju. Mina ise motivatsioonikirja usku ei ole üldse. Ma arvan, et kui inimene saadab CV ettevõttesse, võiks see juba motivatsiooni näidata. Ma ei arva, et peaks selle pärast veel pool A-lehte juurde lugema. Ma usun kaaskirja ja mina tahan kaaskirjas tavaliselt lugeda sellist asja, et inimene on analüüsinud iseenda oskusi versus seda tööpakkumist, mida siis ettevõte pakub. Et ma sobin, sest ma olen varasemalt teinud seda, ma näen, et teie väljakutsed on need. Mulle annab see mõnus arusaama, et ta on analüütiline, ta on läbi mõelnud, läbi lugenud ja ma ütlen ausalt, motivatsioonikirju, mida mul on tulnud, pigem loen väga harva ja pigem loen kaaskirju ja mulle väga meeldivad ka need kaaskirjad, kus inimene on teinud boldiks, CV-l soovitatakse ka selliseid asju teha, et tee boldiks mingid jõusõnad. Ehk siis, kui sa loed selle CV või kaaskirja ainult bold sõnu, mis ta sinu kohta ütleb, et 5-10 sõna, see on täiesti piisav ja sa annad sellega tegelikult maksimaalse info nendele inimestele, kes loevad üle ridade ja kui on massiliselt CV-si, tal jääb see meelde. Ja kui su tööandja on palju olnud näiteks intervjuusi andnud kuskil, siis või ettevõte on ennast kuvanud, ettevõtte koduleht, analüüsi, mis on nende põhisõnad, mida nad kasutavad ja vaata, kui need klapivad sinu väärtustega, too need sõnad esile endas. Kui peaks valima, kumb siis kaaskirjaga on rohkem teha, sest kaaskirja on võib-olla enamust olukordades motkiri võib-olla ei olegi kohustuslik. Et ongi ainult CV ja kaaskiri ja siis motkirja asendus on vestlus, kus sa püüad selle sama tegelikult informatsiooni aru saada, eks? Jah, on ikkagi, ma arvan, 50% Eesti ettevõtted tahavad sellist töövestlust, et sa oled saatnud CV, ta loeb selle läbi ja siis tööandja kutsub sind vestlusele ja siis ta tahab, et sa justkui loed talle selle CV ette. Et tekibki siuke tunne, et kas teil on keegi, kes saaks teile ette lugeda või sa jutustad oma CV-d ümber, et töövestluse mõte võiks tõesti olla, ma
olen motiveeritud, mu oskuseid lugesite, ma saan täiendada siin vestluse käigus neid asju. Vaatame seda nagu vestluse dünaamikat siin ja kõike seda poolt. Aga seda on nii palju, et ettevõtted kutsuvad oma CV-d ette lugema seda nagu luuletust. Võiks ikka nii olla, et mõlemad pooled on oma eeltöö teinud ja siis nüüd vestleme. Täpselt, et me rääkisime enne kandidaadi eeltööst, et siis see ettevõte võiks ka ikka teha seda. Ja nüüd lõpetuseks, mõelge kumbki välja üks soovitus kõikidest nendest soovitustest, mis me siin andnud oleme või midagi uut. Ma alustan, jää iseendaks. Tahtis meelega esimene olla, aga tahtis sinu soovitus võtta. Võib-olla selline soovitus, et lihtsalt hakka liikuma. Et ükskõik kui ideaalselt sa selle kõik püüad läbi mõelda ja kõik vastused kätte saada, lihtsalt hakka liikuma. Aga ära võtta suuri samme. Väike samm, hakka liikuma. Ma jään sinna, et hea eeltöö on pool võitu. Aitäh, Jaanika. Aitäh, Martin. Aitäh, kuulaja. Ja järgmised karjäärikäänakud juba järgmine kord. Karjääri käänakud.